Episoodi 24. Tänases saates on meil külas üks äge paar, kelle igapäevaelu koosneb ikkagi natuke ka sellest, et nad töötavad koos ja sama valdkonda, kus nad töötavad. Ja nad on, ma võiks öelda, et nad on Eesti Feng Shui superstaarid. Et kui Feng Shui kohta midagi tahaks teada, siis kindlasti võiks nende poole pöörduda ja see teema kõnetab. Ja tegemist on paariga, kes on väga pikalt olnud koos elanud ja koos töötanud, et mida täna näeb üsna vähe noorte seas vähemalt. Aga mida ma tahaks veel lisaks öelda on see, et ma olen ülitänulik selle eest, et meil on täna, et kuidas see üldse võimalik on, et me täna saame saadet siin salvestada, on tänu sellele, et meie üks sponsoritest on Alexander Boutique ja tänu sellele ma olen ka siin natuke hästi riides, et suur aitäh Aleksandrile ja võib-olla öeldagi kohe alguses tere, Siret ja Janno. Tere. Et võib-olla alguses võikski rääkida natuke sellest, et kuidas te üldse jõudsite sinna Feng Shui maailma? No tegelikult peaks minema päris kaugele, et on selline ütlus, et lapsed tulevad meid ju siin õpetama, mitte ja niipidi, et meie lapsi. Ja esimese pojaga, meil on 2 poega, esimese pojaga olid tugevad tervisehädad, seal me ei taibanud veel midagi, aga teise puhul oli juba tegemist sellise tugeva sünnitraumaga ja kus siis tavameditsiini ei jätta ja ei osatudki abi anda ja siis see nagu viiski meid sellesse maailma ja lõpuks abi tuli just sealt, et tegemist oli suure lapsega, sünni käigus sünnitrauma, kaelalüli oli paigast ära, mida siis ei märgatud, ei arst ega massöör ja siis oli üks kiropraktik, kuidas ta nimi oli, kes siis tegutses seal nagu vaimse poole peal, siis tema pani paika ja sellest lapse tervis sai korda, aga sealt algas nagu meie teekond nii-öelda vaimses maailmas ja nii kui MS-i taipasid, millega nad peavad tegelema, siis poiste tervised said korda. Meil ei ole neile elu jooksul suuresti mingid etteheiteid olnud, me ei tea, mis on murdeiga, 2 noormest, eks ole, sellest nii, et ilmselt see pidi nii minema, et hea, et me nii varakult taipasime. Et see oli saatus ja märkust, saite aru, et see on teie teekond? Jah, aga eks universum suhtleb meiega kogu aeg niimoodi, andes märku läbi inimeste ja läbi situatsioonide, aga kas me seda alati ära loeme? Tegelikult, kui sa alguses seda informatsiooni hakkas tulema imelikku, siis mina arvasin ikkagi, et lollis lempiast. Mul on selline harjumus, et kui mina kuulen huvitavat, millest ma kohe aru ei saa, ma panen kirja. Ma mäletan, lugesin 90-ndal nii palju raamatut, millest ma üldse aru ei saanud, aga ma olen kõik raamatut, täna vaatan ka täiesti ära jooninud, isegi välja kirjutan lausa arvutisse välja, läks mööda 10-15 aastat, loen nagu, wow, see nii loogiline asi, et see on tavapärane elu praegu mul. Et ju me olime vist hästi palju, me esimene vaimõpetaja oligi tegelikult kiropraktik, nii et me oleme väga tänulikud. Aga see ikkagi läks täpselt niimoodi teise poja sünniga, 93 on tema sündinud ja siis peale seda me sattusimegi, Lembit oli nimi, eks ole, terapeut, me käisime nagu oma hädadega seal pigem siis algus, mingid kaela ja selja hädad, ja siis tundus, et vana räägib mingit sellist imelikku juttu, et ei pööranud tähelepanu. Alles aastaid hiljem, kui enam Lembituga ei suhelnud, siis Lembit juba siis ütles seda või öeldakse ka Tao Te Chingis on öeldud, et kui õpilane on valmis, siis on õpetaja kohal, et me ei olnud õpilastena päris valmis, aga see kuskile talletus ja see siis kui õpilane valmis, siis tuli ka nagu see teadmine või taipamine. Võib-olla on siin üks nüanss veel juures, et mina olen hästi süvitsenud astroloogiaga, Feng Shui astroloogiaga ja seal tuleb välja, et me mõlemad oleme oma tavatee lõhkujad. Et me tuleme ju mingite minevikust tulnud mingi suguvõsa liini pidi ja näiteks mina olin lapsepõlvest niisugune, vist sina samuti, ma arvan, ma aru saan, olime rasked lapsed, tüütud ja tegime pahandusi kogu aeg ja meid kokku ohjeldada oli vaja. Ja eks siis see oligi see, et me nagu lõhkusime neid tavapäraseid nagu neid asju, mis olid ette nähtud nagu meie suguvõsa liini pidi. Ja see oli tegelikult päris hea, kui me kokku saime. Et siis me nagu lõhkusime kohus, kõigi me ka lõhkusime oma vahel alguses. Nii et... Eks see on selline, tänaseks me oleme pea 38 aastat abielus olnud, aga ega
aus ülestunnistus on see, et ega me oleme ka kunagi siin 3 korda lahutama sättinud ja põhjust leiab ju kergelt, et kui muud ei ole, siis miks sul nina keset nägu on. Aga mis see ära päästis selle? Ära päästis selle Feng Shui tulek meie ellu, et see oli siis 99. Isegi varem tegelikult, meil on üks hea omadus mõlemal. Nii. Me oleme räägime. Tänapäeval ma olen väga palju suhtlen inimestega, asjad kordavadki, kodu loomised mehed ei võta osa sellest ja ei räägi, nad on nii kinni, et pigem tuleb mees räägib minuga, mitte ma naisega, ma olen ka see aru saanud, et mina muidu räägin nüüd loengutel räägin naistega, kellel on kodus pojad, et palun õpetage oma lapsed, mehed, pojad rääkima, et see on perekonnale ja suhtele üks suur õnn, kui tegelikult mõlemad räägivad ja need rääkimised on aegalt väga valusad, aga väga vajalikud. Seda küll, aga noh, see ongi ikkagi tol hetkel, no ma ei tea, kui palju me veel siis rääkida oskasime, aga need põhjused, see pigem on see nagu selline õppetund, et sind pannakse nagu proovile, et kas sa tahad jätkata või ei taha jätkata, et kas need mingid rahulolematuse põhjused on tõsised või on see lihtsalt õppimise koht, eks ole. Ja siis see rääkimine kõik aitas, aga siis läks riburada pidi edasi, et võt siis oli, et me kolisime 96 Mustamäele, kus me tänagi elame ja siis mõlemad pojad järsku uus tervised, nad ööselt kõnnivad, unes kõnnivad. Ja 3 aasta jooksul me käisime kõik Eesti lastepsühhiaatrid ja psühholoogid läbi ja isegi närviarstid ja isegi seal hullumajas lastepsühhiaatri juures ja abi ei saa ja siis Siret töötas ajakirjanikuna ja siis oli vaja ju materjali järgmise artikli jaoks. Ja siis oli see, et kuuleb, et kuskil keegi Rein Veeber kuskil Tiigrikäpa kohvikus räägib mingist Feng Shuist, kõik olid võõrsõnad meie jaoks. Aga üks ei julge minna, et ma võtan Janno turvamehena kaasa ja siin me nüüd oleme. Ja siis me jäime seal käima, me käisime 3 aastat Reinu juures koolis, saime pendlid vitsad selgeks, tema Rein oligi hästi tugev geobioloog eelkõige. Aga mis see geobioloog tähendab? See on elavamaa teadus, on geobioloogia, vaata, need on kohamõjud, igasugused maalõhed, tühikud, veesoonte mõju, eks ole, kõik see magnetism ja tehnogeensed väljad ja kõik see, et see on selline oma ümbruse kaardistamine, et näiteks vana Eesti talumees kunagi halva koha peale ju ei ehitanud, et keegi kui ise ei osanud, siis naabervallas kutsuti teadjamees ja asjad vaadati üle ja geobioloogi tööriistad on pendlid vitsad, eks ole, sellised analoogsed asjad. Aga Rein luges sellise esmase ikkagi ka Feng Shui meile ja siis veel ei käivitunud, aga 2004 me olime juba oma firma teinud 2003-2004 tolleaegne Hiina-Eesti sõprusühing tõi Eestisse tõelise Feng Shui meistri, hiinlasest Feng Shui meistri. Ja pärast me käisime veel 2 korda 2006 aastal ka 2.-3. astmel tema juures aga see oli äratundmine, et see on see nüüd see, millega me tahame tegeleda ja nii see läkski, et siis enam nagu sellist tagasivaatamist ei olnud, eks ole. Sest tegelikult oligi see, et meil hobi oli, et me suiti, sõitsime ringi Eestimaal, vaatasime vanu talukohti, sealt meeldis see nagu loogika. Kuna mina hästi palju uurisin Eesti talude kohta ja ehituse põhimõtete kohta, minust oli kõik väga loogiline. Ja mõisad ka ja kirikud, me olime tõelised fännid, sest oli aeg, kus sai veel igasse mõisa sisse, enam ju ei saa. Ja siis, kui me saime sellest hiinlasest õpetajast aru, et see ongi ju Feng Shui, mida me kogu näinud oleme. See Eesti enda tarkus ju. Tegelikult siin peaks kohe esimese asjana, et see Feng Shui tundub selline väga müstiline võõr. Tegelikult see on tõlkes tuul ja vesi. Feng, tuul, Shui, vesi, hiina keel. Nii, tuule ja vee õpetus ja meil on, ja siis avastame, et Eestis on olemas olnud alati oma tuule ja vee õpetus. Ehk see on selline talupajatarkus, see on selline praktiline meel, et kõik asjad on läbi mõeldud, midagi ei ole juhuslikku. Siin ei ole mitte midagi müstilist, see on selline, et asjad peavad teenima sind, eks ole, mitte vastupidi. Ja siis me avastame, et selline iidne hiinlane ja eestlane olid ka nii sarnased. Ämmastavalt sarnased. Ja hästi suur ühisosa on seal. Ja siis, kui see müstika sealt hakkas nagu kaduma, siis sa said aru, et tegelikult see on komplekt tööriist, et ega see ruum on ka nagu tööriist, et vaata, kui mul on vaja kruve keerata, siis ma otsin kruvikeeraja, eks ole, ja päeva lõpuks pole suuresti vahet, mis värvi see kruvikeeraja, kui ma saan oma töö tehtud. Täpselt samamoodi on teatud reeglid ja kui sa tead neid reeglid, kuigi me juba rakendame, ma küsin ka teie käest, et kas te igapäevaelus kasutate Feng Shuid? Ma arvan, kasutame ikka. Teadlikult võib-olla mitte mingeid asju. Ma arvan, meil mõlemal on väga hea sisetunne
ja me kasutame seda ja me ei lähe väga risti endale vastu. Ja, aga see on kõigile, see ei ole kellegi selline välja valitud omand, eks ole, vaid see on kõigi, see on intuitiivne eneseväljendus. Nii, miks ma sätin ennast riide kuidagi, et ma tunnen ennast siis hästi, mul on selline maitse. Miks ma enda kodu, eeldame, et sa ise sätid oma kodu, vot siis ma tunnen ennast mugavalt. Aga kui sa nüüd sellele intuitsioonile lisad veel sellise teadlikkuse, sa saad aru, et seal on ka veel mingid reeglid, eks ole, siis sa ei koba enam pimenduses, vaid sa realiseerid oma tahet veel täpsemalt, veel selgemalt, et päeva lõpuks ei ole ju Feng Shui mitte midagi muud kui üks paljudest enesearendusviisidest või teadlikkus endast ja elust, et mina elan elu, mitte elu ei ela mind. Aga mis need reeglid on, kui küsida? Reeglid ongi täpselt see, et see reegel on see, et kas sa tahad olla järelveeta või ei taha, eks ole. Ma tahan ikkagi ise olla see peategelane elus, eks ole. Ja siis neid reeglid, ega tol hetkel 2008 ilmus Sirete esimene raamat, Feng Shui raamat, Eesti oma Feng Shui. See oli tollal ajal väga suure tiraasiga 11 000 varrakust seda tehti, et lihtsalt aeg oli tühi ja siis kuigi tolleks hetkeks me lugesime kokku, oli eesti keelde tõlgitud üle 50 erineva Feng Shui raamat, aga need olid kõik võõrad autorid, võõrad autorid ja siis tuli meie raamat. Eks? Ja siis see ongi täpselt niimoodi, et ega seal me ka kirjeldame siis need erinevaid, et kuidas siis ruumi enda kasuks tööle panna, aga tegelikult me teeme kõik seda juba. Lihtsalt sa saad asju veelgi rohkem parandada, eks ole nii. Täiuslikumaks. Ja. Et kui sa oled ise veel teadlikum, asjad muutuvad. Ütleme lihtsa reegli näiteks see, et mida me näeme, kodudes näeme, mida lastega tehakse. Lapse pannakse laud, õppimislaud akna alla. Ma küsin ema käest, miks? Laps ei taha õppida. Laps õpib voodis, õpib põrandal maas, elutoas, köögis, aga mitte kunagi laua taga. Sest kui laps pannakse lauda näoga aknasse, siis ta tagasi ukseb tema selja taha. Ja te ei taha seal istuda. See on esimene reegel Feng Shuis, et miks sa teed kellegi, et enest tunda halvaks, et keegi ta kogu aeg kontrollib alateadlikult. No seal on, kui selle lapsevanema käest küsida, et miks te niimoodi panete, siis tuleb nagu selline abitu vabandus, et valgus langeb. Aga millal lapsed meil koolis käivad septembrist maini pimedal ajal, valdavalt hommikupoolikul koju jõuavad, kui nad õppima hakkavad, väljas on pime juba. Mis valgus langeb? Lambivalgus. Ja siis ta pannakse seljaga ukse poole istuma. Ma küsin lapsevanemate käest, et kas teile endale tööl meeldib seljaga ukse poole istuma? Ei meeldi. Aga miks lapsele peaks meeldima? Selleks, et õppimine on selline keskendumist nõudev väga yin tegevus. Yin, vaoshoitud, rahulik. Nii, aga seal on nüüd mitu asja, mis juba takistab seda tegevust ja laps tunneb selle ära. Kõigepealt on see, et iga kord, kui keegi tuleb, kui ma täiskehaga pööran, siis keskendumine katkeb. Nii, järgmine on see, et ukse akna vahel on energialiiklus hästi aktiivne. Ei lase jälle sellist yin-tegevust, eks selle õppimist teha. Ja kolmas on see, et kui ma pean aknast välja vaatama, siis pilk läheb ja mõtte ühes sellega. Ja lapsed tunnevad ära, et nad ei saa õppida selle, siis nad õpivad kuskil, kui neid just ei sunnita selle laua taga olema, õpivad köögis, voodis, kõhuli põrandal, aga kuskil, kus on tema see kukal on kaitstud ja ta kontrollib info liikumist ja kõik see häirib teda vähem ja tema keskendumist. Lihtsalt asjad. See on väga huvitav, ma esimest korda kuulan seda, ütlen ausalt, aga mul oli kunagi selline juhus, kui hästi resoneerun sellega, sest mul oli kunagi selline juhus, kus me olime kontoris, meeskond oli ka ja üks meestest ütles, ma mitte kunagi ei istu niimoodi, et ma ei näe, mis mu selja taga toimub. Et see nagu hästi peegeldab täpselt seda sama. Ja kõigil on see sama tunne olemas. Jah, keegi on tugevam, peab kauem vastu võib-olla ja segab teda vähem. Aga üldolukorras ikkagi me tahame, see on üks selline Feng Shui peatükk, see on 4 elementi, see on kaljukünkad, tasane maa ja vesi, eks ole. Aga tegelikult seal on meie 2 põhivajadust. Kui ma kuskil olen, on see siseruumis, välisruumis, mida kauem ma seal olen, siis minu kukal peab olema kaitstud ja ma pean saama kontrollida info liikumist, eks ole. Ja kas või ainult silmanurgast või pea pööramisega, aga ma tunnen ennast hästi. Nii kui need tingimused ei ole täidetud, siis ma leian seda üks põhjust, et mitte viibida seal. Ma leian endale koha, kus need tingimused on täidetud. Aga kas sellest Feng Shuis on ka midagi sellist, nagu ju kuidagi selgitatakse seda, et isegi kui me ei näe inimest, siis me tunneme, et keegi meie selja taga. Või see, et vaadatakse meid. Väga lihtne asi, toon näite. Energia läheb sisse meie kehasse, 2 lohku tekivad siia, ma tunnete näpud all. Vaadake vanasti kuningannad ja keisrid, missugused olid need kraed, kõik kaitsesid, mitte minna giljotiini alla. Nüüd me kanname dekolteed paljad on ju,
oleme avatud, kõik saavad energiat, kõik võtab need tahanäpud ja me oleme ka nukud nii-öelda siin maailmas. Et seda kohta peaks kaitsma, et see, et me armastame kanda neid kõrgeid salle on isegi väga tore asi, et mood nagu eeldab seda praegu. Et kui juhtub nii, et ma ei saa kodus muuta või tööres muuta lauda, ma pean istuma nii, et selga uks on taga, siis kaasajaks on olemas mugavad töötoolid. Kõrge ööga, kus on, see ei pea olema nii, et see peamine see mütsi kandmise koht, et see võib ka olla nähtaval, aga vaat see koht peab olema kaitstud. Tavaliselt ongi nii kõrged need niisugused moodsad ja tugevad toolid on ju, ja siis ma tunnen, ma olen pesas ja kaitstud, et ma ei ole nagu kõigile nähtav. Aga jah, et see on just eriti ja tuleb meelde käisime ühte firmat nõustamas ja raamatupidamise osakond ja raamatupidamine on väga yin tegevus, see on keskendumisnõudev tegevus, inimesed istuvad 8 tundi, konteerivad kontolt kontole, täna vähem, aga kunagi see oli väga selline keskendumisnõud. Aga kõik olid sätitud istuma niimoodi, et kõik need prouad olid oma tubades pandud nagu sinna akna alla ja seljaga ukse poole, eks ole nii. Ja me ei räägi kallaletungist, me räägime keskendumise katkestumisest. Ja siis nad olid selle ära tabanud ja kõigil olid tekkinud tahavaate peeglid, eks ole, siia arvuti ekraani kõrval oli väike peegel laua peal tekkinud. Võtmes alateadlikult, eks? Ja neil oli ülevaade, keegi ei saanud ka tahtmatult neid ehmatada ega eksitada. Nad nägid, milleks autol tahavaate peeglid on? Kujuta ette, kui ei oleks. Jube ebamugav on sõita, sa ei tea, mis toimub ümber. Kontroll puudu. Ja siis hakka seal kõõluma, ohtlik, eks ole. Indias on niimoodi. Ja seetõttu meil on kõik see sees olemas, et mida rohkem ma nagu ise realiseerin kõike, seda parem. Heas mõttes võib öelda täiesti, et väga suur vahe on kodudel, kus inimesed on oma kodu ise rajanud. See on nende nägu, see töötab nende kasuks, seal on kõik need tingimused täidetud. Aga vaata, kui sa ostad sisse teenuse, jah. Kalli teenuse, tuntud sisearhitekti. Ja sa pole ära seleta, mida sa vajad. Sind pole intervjueeritud, eks ole, sa pole saanud rääkida, kes sina oled või mida sina vajad. Vaat siis võib tulla selline... Siis tullakse helistesse mulle, Siret, tule aita, et nüüd sa tuled ise, kui on teil läks ära, mis ma enam tulen, on ju. Et tegelikult on väga tore olla kohe algusest peale, hakkame maja nullist pihta, hakkame vaatama, siis ei ole mingit topaalsed vehmatusi. Aga jah, et tegelikult on see päris naljakas see protsess, et ma alati räägin, kui inimese kodus käin, et miks see sul nii on? Küsi mingi asi, mida ma panen tähele, ta ütleb nii, et sellepärast, et arhitekt ütles, selge, miks see nii on, sest sisekujundaja ütles. Aga tuletades lapselapsi meelde, minul on hommikuprogrammis mina tõusen hommikul 5:30 selleks, et see on me time, minu aeg. Siret tõuseb 7:30, mul on 2 tundi 15 minutit teha oma harjutuses. Ja üks osa sellest on, et mul on siuke väike teetseremoonia, ma joon hommikul puuarteed, nüüd külmal ajal, eks ole, nii. Ja siis, aga meil olid kaksikud, Saksamaalt olid Eestis ja sinna olid üks öö meil. Ja tüdruk ärkab vara üles. Ja loomulikult mul on istun oma vaibakese peal, kõik need teenotsikud, potsikud on ees ja siis ta tuleb sinna kõrvale. Aga vaata, kui kihtilt laps küsib, milleks see on? Ja ma seletangi, eks ole, ta on tõesti huvitatud. Aga nii nagu täiskasvanud inimest Siret kirjeldab, miks sul see nii on? Arhitekt ütles. Naabril on ka selle koha. Jaa, aga sa pole vaata, laps tahab tõesti teada, ta ei taha teada, et ole tasa, ära sega, nii peab olema, eks ole. Ja ma vastan talle ja teate pärast, tähtsalt räägib, küsib minu käest, et papa, et kas see on siuke usk või? Ta küsib, et see ei ole nagu usk, et see on minu selline rituaalne, hommikuti, eks ole, see on minu aeg, eks ole, et see on selline meditatiivne. Mis see meditatiivne? Juba ja püüa siis seletada sellele 8-aastase, aga see on nii armas. Aga täiskasvanud unustavad need küsimused tihtipeale esitada. Või küsitakse lihtsalt küsimuse pärast. Mis on moes praegu? Mis on in praegu? Mis on naabri-katil? Maril oli ka see asi. Et tegelikult on see, et kui inimene käib omas kodus, ta vajutab siia pihta. See on selle pärast, et ta tekitab mul selle tunde. See on selle pärast seda värvi, et ta resoneerub minu tundega praegusel hetkel mu elus. Ja niimoodi käib kõik, siis see kodu on temaga lingitud, siis see kodu hakkab tema jaoks tööle. Ehk piltlikult töös, kujuta nüüd ette oma kodu, et see oleks nagu puutetundlik ekraan. Kus on kõik detailid on näha. Ja nüüd ükskõik, kuhu sa näpuga vajutad, sealt tuleb, see on sellepärast, et see teeb seda, selline läbimõeldus. Aga sul ei ole ühtegi kohta, kus vajutada ja sealt tuleb koduleht on tegemisel. Ja see on see asi. Et ma isegi olen, kuidas nüüd seletada seda, et kas mina ise küsin teie käest,
me ühel hetkel avastasime, et Hiinas, kui Hiina uus aasta algab, siis hiinlased vastastikku soovivad edukat uut aastat. Mitte õnnelikku, vaid edukat. Millegipärast nad eelistavad sõna edu sõnale õnn. Kuidas teile tundub? Kas neid võiks panna sinna võrdusmärgi? On see, või on üks kõvem? Kas see on õnn kõvem või edu kõvem? Sõna. Ma arvan, kui sa küsid just meilt, siis me peaks vastama meilt, aga ma arvan, see on väga individuaalne, sest me omistame tähendusi inimestena erinevalt asjadele. Just. Et mis on Evelini jaoks õnn, on hoopis midagi, mis on minu jaoks õnn. Et me näeme kindlasti aga tunne on ju sarnane. Aga millest pigem asi on, miks me kardame sõna edu, see on ära lörtsitud sõna, edu ühiskond, õpi hästi, siis sa tea ametikoha, siis sa oled keegi, see on see naabrist parem mentaliteet, eks ole, mul on rohkem ja suurem kui naabril, eks ole, ei, ma ei räägi sellest edust, aga õnn, noh, vaata õnn, sülle kukkunud õnn, see on üürik äkki, aga sa tunnet ju mäletad, minu jaoks nüüd edu on permanentne õnnetunne, sul on kogu aeg hea olla. Sa ise selle autor on tähtis veel. Sa ajad vihma või väikseid poisse või mida iganes, eks ole, sul on ikka hea olla. Ma pigem niimoodi, aga seal on see selleks, aga nad ütlevad, et sellel õnnel või edul on 3 erinevat komponenti, on selline taevane õnn, see on see astroloogia, see on see aasta, kuu, tund, päev, eks ole, me saame mingid eeldused kaasa, kui me sünnime, kas sa nüüd oskad need enda kasuks tööle panna, sellised eeldused, muidu nad lohistavad sind järele, eks ole, aga kui sa oskad nüüd seda tööle panna, siis seal võib palju peidus olla, sinu isikupära, sinu trumbid, eks ole, nii. Aga need on kõigepealt eeldused. Nüüd on maine õnn. See, kui taevane õnn vastab küsimusele, millal ma sündisin, siis maine õnn, kuhu ma sündisin. Ma olen täiesti veendunud, et me ilma asjata pole see Eestisse sündinud. Aga sa ei saa siin arvestamata jätta kliimat. Ikka oli külm talv, on küll kliima soojenemine, ja nüüd oli külm talv. Siis riigikord, ka see on vahetunud, eks ole, midagi püsivat ei ole, sa pead alati kohanduma. Millisesse perre sa oled sündinud, rikkasse perre, vaesasse perre. Ja mitte ainult rahaline rikkus, aga kodust me saame ju kõik väärtushinnangud, mis läbi terve elu saadavad meid. Aga siia käib ka see ruum, mida me loome, eks ole. Nii, nüüd kõige tähtsam jääb siia vahele, hiinlased ütlevad, et see on see inimlik või isiklik õnn või edu. Ja kuidas nad ütlevad, tark inimene, ja me oleme ju targad, tark inimene võtab parima oma taevastest eeldustest, parima oma maistest eeldustest ja rajab oma tee ise. Igaüks on oma õnnesepp. Väga kuulsed sõnad. Nii, ja see ongi see feng shui mõte, et sinust saaks see õnnesepp. Et need asjad ei lohista, no ma toon näite sealt maisest õnnest oli, või edust. Mul oli kunagi nõustamisel klient, ta oli õnnetu. Noh, üldiselt, kui te olete õnnelikud, me ei kohtu, et no, ta oli õnnetu. Ta oli sügavalt õnnetu, ta töötas töökohal, mis oli kaugelt talle tema tegeliku võimekuse. Ja kui ma ütlesin, et miks sa midagi ei muuda, et sa oled palju andekam, eks ole. Ta ütleb, et ei. Ma olen vaesest perest, mulle pole määratud olla rikas ja õnnelik. Ma ütlesin, mis jutt see on, eks ole. Nii. Õnneks ta on tänaseks enda asjad ümber hinnanud, ta on leidnud oma töö ja tee, ta on särav isik, sest temaga on tore nüüd suhelda, eks ole. Aga vaata, et me ei võime lõksu jääda, siin ongi see, et see sama situatsioon, aga kuidas sina suhtestud sellega, kas see veab sind järel, ma olen vaesest perest. Või selle sa paned enda kasuks just tööle, näiteks mina ütlen, et mina olen ka sellisest perest tulnud, kus isa saadeti ära, kui ma olin 4 ja ema jalutas ka nii varakult ringi, otsis oma õnne, eks, ja minu vanem õde kasvatas mind, eks. Kas see on nüüd hea või halb? Mina ütlen, väga hea. Ma ei ole ülehoitud, minust on kasvanud iseseisev inimene, kes julgeb olla ja elada, eks ole, nii. Aga situatsioon on sama. Kuidas sa suhtestud sellega? Siin võiks ju elu lõpuni ka ennast aletseda, ma olen lagunenud perest, eks ole, mis nüüd mina, eks ole, nii. Ja see ongi see sama, see feng shui mõte, et kõigepealt sinu vaade elule muutub, eks ole, ja nüüd sa saad ise otsustada, mida sa teed seda? Põhimõtte sa lood eesmärgi, ma alati küsin, mida sa tahad? Kui me ei tea, mida me tahame, enamus klienti, ma ütlen nii, mida sa ei taha, paneme selle kirja, seda eriti naised väga hästi panevad paika, mida nad ei taha, siis vaatame selle pealt, mida sa tahad. Ja tihti me kinni selle, et mul on vaja praegu mingi asi teha ja ma ei saa sellest edasi minna. Mõtta kohe see pikem, suurem eesmärk, et see on su eesmärk, kõik muud on abivahendid siin vahepeal. Me jääme sellesse kinni, et vaat mul praegu ei lähe püksid jalga, nüüd jääb sellepärast mul õnnelik elu olemata, on ju, näiteks on ju. Et hästi jäädakse kinni väikestest asjades, aga feng shui ütleb nii, ei ole olemas olukorda,
mida muuta ei saa, mida parendada ja muuta ei saa. No ma toon lihtsalt näite, ma alati naeran, hommikul läheb peegli ette naisterahvas, mina naisterahvas, tema niikuinii kogu ilus. Ta on kogu aeg ilus, on ju. Peegli vaatab, mehed on kogu aeg ilus. Siin on punn, peidame ära. Feng Shui taga, peida ära, kui ei saa, pane eest ära, toome esile. Nii okei, silmad on päris head, toon esile, sama ütleb Feng Shui, toon esile. Nina muuta ei saa, aktsepteerin. On asja, me tihti jääme mingis asjas nutma, et see on mul see ja too ja see. Vaene mina. Aktsepteeri, et see on nii ja võta see, mis sul on pluss, pane oma plussideks ja kasuta neid iga päev. Ja see päris lõbus olla. Aga seda sa pead kõigepealt teadvustama, sa pead endaga tuttavaks saama. Et tegelikult üks põhjus, miks me seal ka lahutama sättisime, see oli sellest eluperioodist, kui me tuunisime veel kaaslast. Jaa. Vaata, tema on ju kõigest süüdi. Ema õpetas ja sõbrannad õpetasid. Ei, vahet ei ole, aga soov oli teha ju, tema üritas mind ringi teha, mina teda, aga see ei õnnestu kunagi, see on juba läbikukkumine. Ja siis ühel hetkel, ma ütlengi, et see ongi nagu meie elu enne Feng Shuid ja peale Feng Shuid, siis ühel hetkel sa saad aru, et ainukene viis muuta maailmal, muuda ennast ja sinu maailm muutub. Ja täna ma vaatan, ega siret on ikka see minu siret on ja aga see, mis enne tundus puudusena, on tema isikupära. Minu siret, selline, eks nii. Aga situatsioon on nii sama. Aga muutus on tohutu, eks ole. Väga huvitav. Ja Feng Shui põhipostulaat veel, et millele keskendab tähelepanu, seda rohkendab. Kes keskendab tähelepanu? Mõtle veel korra. Me tahaks öelda, et me ise. Mõtle veel korra. Vaatasid alba uudist telekast, eks ole. Kes keskendas su tähelepanu? Juba kardad sõda või seda või toda, eks ole. Tegelikult tuleb õppida keskenduma oma tähelepanu ja tegema siis need valikud, mida ma tahan rohkendada. Tohutu tarkus. Niimoodi mõtled ja vaatad, see on osa elust. See peaks olema väga lihtne. Ma tahaks vanemas eas ka olla sama targad, kui nagu teie olete. Ja ma näen nii palju seda. Ma olen küll kasvujas noorukil, ta on kuidagi vanusele viide. Tähendab, ma ütlen, ei sellist lause, et kuidas oligi, Jukk õpib terve elu, sureb ikka lollina. Mina täiesti usun seda. Ja see ongi minus, mis on lõbus. Et sa enda arust nagu tead nii palju ja tihtipeale mul on nii palju abivahendeid ja ma nagu unustunud ära. Seda on nii palju neid toolse nii-öelda. Ja siis on mingi situatsioon, kus mu enda mingi mõttekaaslane või õpilane või sama lapselaps ütleb, et mamma, miks sa seda ei kasuta? Vau! Need on asja, mul on tore näide, et mul oli siin aastad tagasi võtsin vist antibiootikume kuuri ja pärast on vaja probiootikume võtta, keha tasakaalustada. Lähen apteeki, ma käin seal nii harva, lähen ja mõtlen, issand, nii selline hunnik, mida ma neist nüüd võtan, hakkan hinna järgi valima, mille järgi ma valin, ma vahet ju ei tee, on ju. Tuleb minu juurde proviisor, võtke pendel välja, mõõtke. Mina vaatan tal otsa, ütlen, et kas palju on mõõtjaid või? No ta pidi ära tundma, mina ta ei tundnud ju. Ütleb, et väga palju on mõõtjaid. Ja siis ma võtan pendli välja ja väga kiiresti teada, et mis on minu jaoks parim versioon on ju. Aga see ongi see, et ma ütlen, see pealegi, et olla minna ja mõõta seda siis pendliga. Ja teine asi on see ka, et tegelikult muuseas siin ma võtan seda vanust ikkagi pigem komplimendina selleks, et ma järjest rohkem veendun selles, et ma ei saa päris tõsiselt võtta väga noori tegijaid ka vaimsusvallas, selleks, et tegelikult sa pead kõigeks selleks küpsema. Sa pead kõike seda elama, läbi katsetama. Mul ei ole teistele enne midagi öelda. Näide, me käisime kunagi päris meie alguses oli selline asi, et no ikka, kes täidab saalid, too mingi kuru-muru kohale võõrkeelne ja siis kõik ju on kohal, eks ole, et nii. Ja olemegi kohal meie ka seal ja kõik, tead selline, on ju, kui sa sükste vaimsete asjadega tegeled, siis on paslik tulla, et tuled sinna ette, ütled, et ma armastan teid kõik ja täpselt kuru niimoodi tuli, ma armastan, kui ilus, kui fantastiline ja siis ühel hetkel väga lihtne olmesituatsioon, marker sai tühjaks. Ja see võiks öelda konverentsikeskus, tooge mulle üks uus marker. Ta läks täiesti närvi, see kuru. F-sõnad hakkasid lendama ja tead kõik. See oli nagu nagu kainenemise hetk, et issand, mis see oli, eks ole. Ja me huvi kadus. Ma täna isegi ei mäleta, millest jutt oli, eks ole. Aga igasugune huvi kadus.
Tähendab, ole sina ise. Kui sa oled ka imelike kiksuga, siis on see sinu kiks, mida teistel ei ole. Nii et ole aus ja mina alati ütlen oma õpilastele või klientidele, ma nii ütlen ka õpilastele, ütlen niimoodi, et tehke mu sõnad järgi, mitte mu tegud järgi, sest olen ka inimene ja ikka eksin. Seda küll, aga teisest küljest, aga me oleme võtnud ka nagu vastutused. Vaata, veel näide, et sa ju keegi üritab rääkida tervislikust toitumusest, aga ise on selline veidi laiali valgu. Vaata ei usu, eks ole. Või keegi räägib õnnelikust olemusest, aga tegelikult tahaks lohutama minna seda, eks ole. Nii, ta näeb siuke apu välja või ebaterve. Vot sellised asjad, et meil ei ole teistele midagi öelda, kui me ei saa ise oma eluga hakkama. Vaata, kui kõigis valdkonnades tervis, suhted, pere, kodu, töö, me oleme ju ettevõtjad 23 aastat, eks ole. Kui me ei saaks nagu enda asjadega hakkama, aga mida mul on teile öelda? Mitte midagi. Ma ei saa öelda, et tehke nii. No ma mäletan seda, ma käisin kunagi investeerimiskoolitusel, kus õhinaga lektor rääkis, kuidas kõik investeerida, see oli nii põnev. Ja peale seda lõppu, kui see loeng lõppes, ma läksin küsima, et mis sul endal portfellis on. Ta ütles, et ma ei ole veel alustanud. Okei. Ka nii saab. Eks ole ju. Ja võt, see on see, et see pigem absoluutselt tahtmata kedagi halvustada. Aga see on pigem me ise oleme võtnud sealt selle õpetuse, et võta vastutus. Vastutus on hästi tähtis. Selleks, et tegelikult siin üks teine asi veel, et me oleme mõlemad sellised kaasaja tüüpi, mitte ütleja tüüpi, eks ole, need kaasajad, me kutsume endaga kaasa, tule teeme koos selleks, me ise ka teeme, tegeleme endaga. Aga väga paljud ei taha võtta ka need tulijad, võtta vastutust, eks ole, ja ei hakata tegema. Vaata üldiselt, ega me ei taha muutuda. Valuvaisting peab muutuma kõrvu lukustabaks, eks ole, et ühel hetkel midagi muutma hakata. Aga kuni veel on kerge valu, see on ka minu oma valunud. Vahet ei ole. Ta on mulle armas ka. Ma olen ise nii naerud ja see mäletan, et ka kasvad ja mina ei katseta. Ma olen hirmus suur katseta ja ma ei lähe enne, mis mitte õpetama inimest, kui ma olen enda peale aasta-poolteist ära proovinud. Siis ma ütlen, kuulge, see töötab, õpetan teile ka või räägin teile ka. Ja mäletan hästi, et kuidas, et kui mingi situatsioon meil sinuga on, et ma võin muuta, käituda hoopis teist moodi ja vaata, mis siis juhtub. Äkki see on hoopis teine situatsioon. Ja ma olen seal mitu korda vaatanud ennast kui kõrvalt vaatajat, et on mingi situatsioon, ma nüüd täpselt tean, et kuidas ma käitun tavaliselt. Ma võiks nüüd käituda täiesti teist moodi, et jube põnev on, aga ei ole põnev. Ma olen mõtlen, aga ma ei tea ju, mis siis tuleb. See on kohtumine tundmatuga. See on ju see, mis tuleb, ma täpselt tean, siis järgnevad päevad ma tean ka, aga seda ma ju ei tea. Ja nii ma olen järjest kuulnud ka oma enda nende klientide pealt, nad lähevad ja õpilased, nad lähevad sama rada, et see kohtumine tundmatuga on päris hirmutav, et okei. Aga see on ainukene võimalus muutusteks. Selleks, et tõeline armastus, lugesin raamatust, on see, et sa võimaldad kaaslasel vaimselt kasvada. Mõlemad võimaldavad oma kaaslasel vaimselt kasvada. Aga selle eelduseks ongi see, et sa kohtud tundmatuga. Just. Ja mul tuleb meelde sellega koos anekdoot, mis on see Venksu anekdoot, kui ma alati kunagi räägitud algkursustel on ammu mitte, et tulevad ikka inimesed meile kursustele, algus on nii õhina, nad on nii põneval, värisevad vaimustust, eriti naiste rahvad ja siis nad lähevad koju, hakkavad helistama sõbrannadele või siis räägivad kogu info mehe surnuks kodus on variant B. Mees pole tellinud seda ju. Ja siis üks mees vaatab, et naine läks kursusele, läks Venksu kursusele, naine on nii õnnelik ja särab, lasta käib pealse, ta on õnnelik ja särab ja kodu kõik lantsib ja kõik on väga hästi. Aga naine jõudis niisuguse osaniku ja on see kolist vabaks. Ja siis naine tuli koju ja viskas minema enamus mehe asju, mehe lemmik dressipüksid. Ja siis, kui tuli mees koju ja nägi, et tema püksid on kadunud, siis selles päevas selles majas sai otsa. Seda nii palju. Aga seda me peame hästi palju meelde tuletama, et nali naljaks, aga see on niimoodi, et tegelikult see on enda jaoks. Enda jaoks ikka. Sa ei saa kedagi aidata, kui abi pole küsitud, eks ole. Ja siin me oleme tõesti õnnelikud, et me saame koos neid asju teha, koos kasvada ja areneda, aga me jääme siin ka täiesti erinevateks, eks ole, me oleme isegi spetsialiseerunud, Siret on ju läinud tohututesse sügavustesse seal astroloogias, eks ole, respekt, ma isegi ei jõua jälgida, kus ta on, eks ole, nii pigem tal on juba õnnetus see, et tal ei ole nagu kellegile jagadagi seda, et see on nagu nii võimsad tööriistad on, eks ole, ruumi pool, eks ole, aga minule meeldib see Fengshi filosoofia pool, seal pahagoa, eks ole, see on see 8 eluvaldkonna teooria, I Ching, muutuste raamat, eks ole, kõik sellised asjad.
asjad. Ja tähendab, need asjad ei ammenda ennast kunagi, seal on küll ja veel, eks ole, asju. Aga just, et me saame seda koos teha, me oleme treeningkaaslased, sparringupartnerid ka, eks ole, ka nendes teemades. Aga tulles korra selle vanuse juurde veel, et noh, et jah, et aga ma täna tunnetan, et ma ei ole veel kuhugi jõudnud, et me oleme teel jätkuvalt, aga ma ei olekski nooremana saanud või tunda seda, mida ma täna tunnen ja ma saan täna palju paremini aru, et miks näiteks idas algselt ikkagi meistriks saadi võib-olla 70-aastaselt. Vaata, siis sul olid kõik kihid juba läbi töötatud ja olid saavutanud täielikku tasakaalu, eks ole, nii. Aga sinu tuleb jõuda ja aega ei saa ignoreerida. Ja sa pead iga päev ikkagi oma kükid ära tegema. Absoluutselt. Sa ei saa eeldada, et keegi teine sinu eest seda teeb. Aga mul on üks selline huvitav mõte siin, sa ütlesid väga hästi selles osas, et aega on vaja selle jaoks, neid teadmisi on vaja, ja kogemusi on vaja, aga vaata, me võime kogeda väga erinevaid asju elus, aga kui me neid nagu ei ole seal taga seda nagu mõtestatust, miks siuke asi minuga juhtus, et kuidas ma teistmoodi saaksin teha? Saan aru, mis aga lihtsalt küsimus nagu ongi selles, et jah, me ei tohi olla ka läbematud, et jah, mis see tähendab? Ma esitan sama küsimust, et mis see nüüd pidi tähendama? Vaata, enne reisile minekut põdesin mingi viiruse läbi. Mis nüüd taheti öelda? Mul oli väga raske reis, eks ole, pidin antibiootikumid lõpuks Kambodžas päästsid mu, eks ole, et nii. Mis see tähendas? Ma ei tea täna veel, aga see vastus tuleb. Võtta siin ka nagu rahulikult. See on piltlikult öeldes nagu Google'isse otsingusse on juba sisestatud. Oota, küll siis hakkab, on leitud 20 000 vastat. Mis õige on ju? Et ei, ma ei vaeva täna ennast sellega selleks, et vaata, see tahan kõike teada on ühtepidi on nagu väga edasiviiv, aga see võib olla meie suurim takistus. Selleks, et seal võib tekkida kohe frustratsioon, ikka ma ei tea, aru ma ei saa, mis see pidi tähendab, jätkata või mitte jätkata, teha või mitte teha. Võtta rahulikult. Tegelikult ütleb ka ju selle Feng Shui astroloogia filosoofia ütleb ka nii, mitte keegi ei tea tegelikult, mis on tema eluülesanne. Mulle väga meeldib see mõte. Ma saan selle ise luua endale, aga mitte keegi ei pane mu selle peale. Aga Feng Shui astroloogia ütleb seda, et kuidas sina võiksid käituda, et jõuda oma ülesandeni. Sest et inimesel on ju see hea või halb omadus, et kui ta teab täpselt, mida ta peab tegema selleks, et nii-öelda olla õnnelik, ta teeb selle kohe ära. Aga kui inimene on valmis, siis ta pole mõtet siin elada, sest ta läheb järgmise dimensiooni. Et sellega ongi täpselt niimoodi, et ma olen isegi enda jaoks sõnastanud niimoodi, et tegelikult elu ülesanne ongi elada. Aga nüüd küsida, kuidas? Inimesed tahaks elada väga vanaks, aga tihti nagu ei mõelda, milleks, kuidas. Et see võib olla, see ei pruugigi olla suur õnn. Keegi mul tuttav ütles, ma tahan 120 aastaseks elada. Ma küsin, milleks? Ta mõtles, et ma ei luba talle, eks. Ei, ma tahtsin teada, milleks. Et ta peab endale vastama eelkõige. Selleks, et mõtle selle peale, see võib olla suurim karistus elus. Sa oled üksi, sa oled väga vana, sa oled jube üksi. Sul lapsed on surnud, sul lapselapsed on surnud. Ja tervis on ka veel all. Kõik eakaaslased on läinud, sul on põlvkondade viisi nagu tead see vahe, sul ei ole suhelda mitte kellegi. Mis õnn see siis on? Vaata, elada võib kaua, kui sa tead milleks. Sul on sisu sellel elul. Toon sellise näite. Minu ema on 10 aastat olnud teki all Aaspere eakate kodus. See oli tema soov. Tema tahtis sinna minna. Ta keeldus puusaoperatsioonidest, ta on teki all. Aga Aasperes on niimoodi, et seal on ka paraku sellised dementsed ja erineva astme dementsed ja Alzheimerid ja mis seal kõik on. Ja siis iga kord mul tuleb masekas peale, kui ma käin seal selleks, et tegelikult need inimesed, see on nagu konservid. Need inimesed on kõik meil statistikas sees. Keskmine eluiga on tõusnud. Mis kvaliteedis? Sellest ei räägi keegi, see statistika, seda ei too välja, mis kvaliteedis, mis elu see on. Eks? Ja siis ma näiteks ükskord ema oli siis kuskil kõrgemal korrusel ja siis ma pidin nagu trepist üles minna ja trepimademel siin sellised need prouad istusid, need dementsed istusid seal nii. Ja siis ma sain täpselt teada, mida tunneb Ameerika filmis on, kui tütarlapsed miniseelikus läheb mööda tänavat ja siis need teetööle. Vaata nii. Ja mina tulen sealt trepist üles ja memmed istuvad seal. Mees. Ma sain kiirelt mööda sealt, et sain ema tuppa kõrd ära, eks. No tea, mis neil meelde tuleb, eks. Mis selle mehega veel peale hakkab. See on jumal. Tegelikult jutt on õige. Tegelikult nali naljaks, see on väga traagiline. Me peaks mõtlema selle kvaliteedi peale, et juba täna me investeerime sellesse tuleviku kvaliteet. Noh, näiteks selline näite. Ma olin 40 ja siis näen
Evald Okas on Tähelaevas 90, taat räägib kätega vehkides, kuidas ta iga päev 3-4 tundi maalib ja ei olnud raha küsimus, see oli tema olemus. 95 ta pani veel näitus üles, 96. eluaastal ta suri. Mina 40, tema 90, issand jumal, 50 aastat, andke mulle sellist energiat teoda, et mägesid võib liigutada. Nii, siis hakkame Hiinas käima. Hiina 1,4 miljardit inimest ei ole haigekassat, töötukassat, ei ole pensionikassat. Võimatu, aga võimalik. Ja siis vaatad, memmetaadid parkides igal peal võimlevad, vastikult rõõmsad näevad välja terved, eks ole nii, teevad oma tai-tsiisid asju, eks ole nii. Ja mina ütlen, et ma olen täiesti terve mees ja ma tahan kõike seda saada, eks ole, tead seal üks proua tegi püsti spagaadi rööbaspuu najal, pärast tuli välja, et oli 80 pluss, eks ole, tead nii. Ja siis ma sain aru, mis see ülesanne on. See on nagu siht, mille poole sa suundud. Nüüd sa tuled tänasesse päeva tagasi ja sa saad analüüsida, kas tänase päeva kõik tegevused toetavad seda, et jõuda sellesse tuleviku visiooni. Aga meil on tihti peale oma vastutusest tervise seisukohalt ei räägita. Minu pealt makstakse maksa, nad peavad ravima. Ma võin piltlikult öelda sitta süüa, eks ole, aga nad peavad mind ravima. Ei pea. No võt see ongi see kvaliteedi küsimus, et kui sa unistad nüüd väga vanaks elada, siis mõtle varakult valmis, mille jaoks, millises kvaliteedis, mida ma täna saan selle jaoks juba teha, eks ole, et tõesti sinna jõuda. Ja need mõtted huvitavad mind. Ja mis on veel tegelikult, et kui see nii-öelda see võistlussport või väga äge sport, mis tehakse väga tugevalt, see ei käi ka Aasia mõttelaid juurde. Yin-yang peab ka tasakaalus olema. Ja kui sa pead treenile näost lilla, nagu mul vanasti kombeks peab trenni näost lilla olla, siis see on väga tegelikult on kogu keha maksimumis, see on vale. Et nüüd ma olen ära õppinud selle, et ma tean, et balansseerin selle hea tunde peale, et tukene pingutusi, selle mõnu pingutust, et mitte kunagi enda liiga teha, sest see liiga tegemine on tegelikult väga raske kehale ja ta maksab kätte hiljem kunagi. Ja see tegelikult ei anna ju seda tulemust, mida me ootame. Meil nagu meeldib see, et selline enesepiinek, ma olen midagi saavutanud, tegin ära veel selle maratoni, tegin ära veel selle, mis seest, et mul olid juba nahad ribad, ma kuulen, inimestel on jalad ribadeks ja kõik on läbi ja surevad ära ja ikka teevad, on ju, et see on täiesti vale. Yin-yang harmoonia, kui palju on elus yin, kui palju on yang on aktiivne, yin on rahulik või seegi. Kui mina praegu räägin, siis mina hetkel olen yang ja teie mind, selleks, et teie mind kuulaksite, peate olema yin ehk vaikima. Näete, on ju tasakaal. Ma anname käest ka mängime nagu seda mängu. Aga ega, kui me nüüd ütlen, kas me ise selle tempo reguleerimisega päris mitte alati ei saa veel hakkama. No see on aru saada. Aga selleks on läinud 30 aastat juba selleks, et enne Feng Shui juurde sattumist ilmselt sisemine otsing juba oli. Ja siis me sattusime tai-tsiisse. Ja see oli hästi ammu, ja see on väga lihtne, tead selline graatsiline, et seda nimetatakse harjutuseks, õpid selle koordinatsiooni ja ballett ja õpid ära harjutus 1. Nii, meil selge. Treeneri juurde, kuule, lähme edasi. Meil on esimene harjutus selgelt, ei. Esimest harjutust me teeme 5 aastat ja eeldusel, et mitte 2 korda nädalas siin trennis ainult, vaid iga päev kodus ka. Mis mõttes? Ja siis ta veel jätkas, ütles, ja siis me alles saame aru, mida me valesti teeme, siis hakkame parandama. Ma ütlesin, ei, meil on midagi kiiremat vaja, me nii aeglaste asjadega küll ei saa tegeleda, eks ole. Kuhu meil kiiret on? Vaat see ongi see, kuhu meil kiiret on. Me kogu aeg torma, meid on kiireks projekteeritud. Ja nüüd me praegu teeme sinuga juba aastad harjutusi, ma ei tea, juba ammu mitu seda taitsi esimest harjutust on möödas ja naudime ja avastame üha enam nüansse selles harjutusest. Mul on üks harjutus, Neikongi aru, eks ole, Neikongi harjutust ma teen aastaid juba hommikul ja see on 7 minutit. 7 minutit. Mul oli tohutu tegu, et seda hakata tegema. Mõistus peksab vahel, et see ei ole mingi harjutus. 100-kilose kangiga tuleb ikka kükke teha, eks ole. Mis harjutus? Normaalsed harjutus. No see ei saa, kas mingit tõsist harjutust ei ole? Tegelikult. Nüüd, kui see rahunemine on tekkinud, ma juba aastaid teen, ma enam ei mõtle selle juures, ma teen tunned, energiat liiguvad, nahk on märg, eks ole, tead, 7 minutit. Aga sinna tuleb jõud. Meil on kuhugi kiire kogu. See on see teadlik aeg, mida tuleb enda jaoks võtta ja mida vajavad need harjutused, et sa enda keha, oma energiat, kõike tunnetad. Mitte nii nagu tänased treeningsaalid, kus lähed, pumpad ennast tugevaks, aga see tugevus on vale.
Absoluutselt selleks, et ma vaatan, mina käin ka saalis, aga ma käin seal niisama mediteerimus, teen naiste raskustega asju ja hästi vähe kordusi, aga ma näen, mis ümberringi toimub. Ma näen ümberringi, et sa pead kogu aeg uut, seda tahab see young põhine teadvus, anna uut peale, see peab igast bodypumbid ikka, sa pead ikka mingite hantlitega ringi kargama batuudi peale või ma ei tea, jalgratta peal sõkkuma kõigest tõusta, no midagi, no sa pead rebestama, noh muidu pole nagu trenn on ja ma ei usu sellest, et kui 50-aastane mees, kes pole enne sporti teinud, hakkab siis triatloni tegema, et see nagu hästi lõpeb. Nii et noh, et me oleme nagu liiga rahutud, et võib-olla esimene asi, kui üldse endaga tegelema hakka rahunema. Hakka rahunema. Just. Kiiret ei ole kuhugi. No näiteks ma mõtlen selles suhtes, jah, me oleme 23 aastat firmat teinud ainult. Ma olen alles 60, eks ole, 90 Evald Tokkaseni on veel 30 aastat. Ma olen alles poisike. Kasvuajas nooruk. Hiina selle astroloogia järgi tõesti Jan alles astus oma esimesse eluaastasse. Seal on ju 12 looma, aga on 5 elementi, tuli maa, metall, vesi ja puu, nii et kokku on 60 unikaalset looma. Öeldaks nii, et kui inimene on läbi käinud 60 aastat, siis ta alles saab selle esimese kogemuse igast energiast. Ja 61 on esimene aasta, kus tema nagu hakkab siis elama. Ja aga vaata, mis meil juhtub. Meil on visatakse viglanurka juba, siis kui teisele riigile vaja minna. Elu on läbi juba. No ongi, lõpeb otsa. Selleks, et me oleme rapsinud liiga. Noh, elame niimoodi, et noorena tundub, et tõrvik põleb 2 otsast, eks ole, et sa võid kõike teha ja kõike lubada. See on kõik tuleviku arvelt, eks ole. Aga tegelikult, vaat kui nüüd suudaks tõesti niimoodi, mul tuleb esimene kõige tähtsam sünnipäev, 61 tuleb sel aastal ja nii edasi. Aga nüüd ma olen teisel ringil palju suurema teadlikkuse. Hea mõelda. Hea mõelda, jah. Nii see on. Väga põnev. Kas Feng Shuist võib nüüd sedapidi ka vaadata, kui me räägime vanusest, et no ütleme seal 20 ja 30 ja 40 ja 50, on need mingid ka tähtsad Feng Shuis sellised numbrid? Selle mõttes küll, et Feng Shuis on selline asi, kui Anna korra mainis ka on see Bagua-tsoonid ehk 8 eluvaldkonna teooria ja see jaguneb ka ära inimese nagu selle siis tema eluaastate peale. Nii et on see lapseiga, ütleme siis 10 eluaastani, aga siis see 10-20 on see oma ego, mina, kes see mina olen, et selle nagu välja kujunemine, see on see raske puberteediga, kuigi inimese elus on 3 puberteediga. Ja esimene on see, mida me teame, me räägime see lapsel, teine on see keskea kriis, kus toimub väga suur muutus ja arvatakse, tuleb teha kõik asjad teistmoodi ja 3 on siis, kui inimesed jõuavad pensionile. Ja, aga võt sellest on väga hästi kirjutanud Anatoli Nekrasov. Tal on ju, mina tellisin tema loenguid, videoloenguid kunagi ja see loeng on palju parem kui raamat, on see 3 korda sündinud. Füüsiline sünd, noh, seda me ilmselt oleme sündinud, aga kuigi ta ütleb, ka see pole muretu selleks, et kui ei ole täidetud teatud reeglid selleks, et ema ja isa peavad looma armastuse ruumi ja sinna on ainult põhjendatud kutsuda see laps, aga tihtipeale või muudel kaalutlustel laps sünnib, siis tulevad laste haigused, kasvuraskused, okei, füüsiline sünd. Nüüd järgmine asi peaks olema psüühiline sünd. Aga vanades traditsioonides see kõikjal oli, see oli see siirderiitused, initsiatsiooniprotsessid, valmistati ette, see oli noormehest meheks, tütarlapsest naiseks, isegi kristlikus traditsioonis käidi leeris selleks, et saada risti inimeseks. Abiellumine oli siirderiitus, kus 2 ette valmistatud noort tõese usus ütlevad altari ees nii heas kui halvas, kuni surm meid lahutab ja siis see nii on. Eks. Aga siirderiitused on kuhugi ära kadunud. Me võime süüdistada nõukaaega ja siis oligi tähtis, et see mitte pere poolt tähtis, vaid sa pidid kodumaa töö eesrindlema ja kodumaast nii. Aga nüüd need psüühilised, aga miks see psüühiline sünd on tähtis? Vaata, kui sinust saab vastutustundlik täiskasvanu, siis sa saad aru põhjust tagajärg seosest. Sa saad aru, mis sinu tegevusetus põhjustab ka teistele. Eks? Sa näed suurt pilti. Aga kui sa seda nüüd ei ole läbinud, siis sa võid kõike head soovides ikka, no Nekrasov toob küll Venemaa näitel, aga Eestis on, ma vaatan kõik samamoodi, inimesed on igal pool samad, et miks poliitikud, need psüühiline sünd olemata, miks nad võtavad näiteks inimvaenulikke seadusi vastu või noh, miks inimesed käituvad nii, selleks, et nad ei saagi aru, et midagi valesti on, neil on see psüühiline sünd olemata, eks ole, nii.
ja ütles, et noh, vot see on ju tohutult ebaõiglane, me ütleme kellelegi, et kuidas sa nii loll oled. Aga teine on oma võimete tipul, eks ole, ta oli parimal moel loll just, eks ole, aga me nõuaks nagu, et ta peaks üle oma varju hüppama. Ei. No sa pead leppima, et ta on selline psüühiline sünd olemata. Ja siis kolmas on see, mis Siret mainib, see on see vaimne sünd, aga see ongi vot sellises eas, kuhu meie nüüd oleme nagu ka jõudnud. Seda ei saagi varem esile kutsuda. Ja 2003, kui me alustasime, 2004 paugotsoonide järgi algas 8. tsoon, see on teadmisetu isendega 20-aastane periood, üllatust, kõik hakkasid tegelema vaimsusega, meie, kõik raamatud, ilmselt kursused, särgid, värgid. Ja siis need Krasovit seal vaatan ja ta ütleb, et aga kõige ohtlikum on see, et tohutult hakati pakkuma vaimse sünni võimalusi, tööriistu ja võimalusi. Ja see on kõige ohtlikum asi, et kui sa oled ilma psüühilise sünnita, sa nüüd vaimselt sünnid. Ja nüüd sa oled nagu ühe tiivaga lind, eks ole, katkise tiivaga lind, eks ole, et nii, sa hakkad sekkuma teiste eludesse, kõik head soovides, sulle tundub siuke, tahaks maailma parandada selline nii aitamise vajadus, aga sa ei näe ju, sa ei saa põhjust seosest aru, sa ei näe suurt pilti ja siis tuleb selline mõiste nagu karuteene, eks ole, sa võid teha rohkem halba kui head, eks. Hirmutatakse inimesi. Ja hirmutatakse, meil on täna turul. Täis täitsa ju. Las meedia siis tegeleb, miks on vaja kuskil vaimsetes ringkondades rääkida, sõda tuleb järgmine aasta, sõda tuleb nüüd, no miks on vaja inimesi hirmutada? Head meie ei käi sellist. Ei, ma olen kuulnud, ma ka õnneksegi, ma lihtsalt tean, mingid info jõuab. Ja vot see näitab seda, et see või näiteks lihtne näide, et ma tegelikult ei tohi kedagi diagnoosida, ükskõik kas ma näen või mitte. Ja siis meil on üks selline ka vaimne tegija tuttav, tuleb, ütleb, et kuule, sul on selle tšakraga siin midagi, sul nii lahti või kinni. Ma ütlesin, et viimane Pariisi mood, et ta ei osanud selle peale midagi öelda, eks. Aga tegelikult ma polnud ju tema käest küsinud. Vaata, kui ma oleks öelnud, kuule vaata, kuidas mul selle tšakraga siin on, eks ole. Nii vaata mind üleselt või aita mind või toeta mind, vähe nõu. Selles suhtes, see on nagu, tead nagu olid kunagi timurlased, et neil oli püha missioon vana inimese üle tee aidata ja tassivad vana inimese üle tee, et see rabeleb kõigest selleks, et ta ei tahtnud minna teisele poole teed, aga timurlased said linnukese kirja, üks vana inimene tee aidatud ja et me ei teeks ise samasuguseid asju. Ja sellepärast see areng peab olema rahulik ja dünaamiline, et tõesti sa jõuaks ka psüühiliselt sündida ja siis sa jõuad selle vaimse sünnini ja siis see on ilus. Siis see on ilus ja siis sellest on kasu mitte ainult sulle, vaid ka teistele ja siis see on parim panus, mida maailmale anda, aga kiirustada ei saa. Sa ei saa midagi tegemata, et sa pead iga päev oma kükid ära tegema, eks? Väga õiged sõnad. Kui nüüd rääkida veel sellest vanusest, meil oli see pooleli, sa tulid väga ägedalt vahele. Ei, väga kiht, räägime kõigest. Kui me inimestab 20. aastaseks saab 20–30, see on see Feng Shui järgi on paagotsoon on suhete valdkond. Ja see on see, kui inimene hakkab looma neid suhteid. Tavasuhteid, sõbrasuhteid, just neid armastus või teise poole yin-yang suhteid ja see on väga suur õppimise aeg. Ja mul on väga palju kliente praegu selles vanuseklassis, kus tegelikult tänapäeval on raske keeruline suhteid luua ja suhteid hoida, kuna naised ja mehed on olemas, et yin-yangid praegu muutuvad, siis peab naised käituma kui yangid, kui mehed. Et see on nagu väga palju naistel nagu vastu võtmatu praegu, et miks nemad peavad nagu juhtima ka suhte liini arendamist on, aga see on ajamärk, see on teine asi. Kui inimene jõuab 30. aastatesse, see 3 vastab siis Paago järgi perekond suguputsoonile, tekib sisemine vajadus luua perekond või mingi liin. Me alati saada inimesed tekivad äkki, et mul on daamid, kes on 38-9 last ja ole veel lasta tahaks saada, kell tiksub ju, see on see viimane aeg on ju. Siis kui inimene jõuab 40 aastatesse, 40 Feng Shui järgi on raha ehk rahulolutsoon. Vaat see on see hetk, kui tekib see teine see puberteediga, et kas ma olen jõudnud sinna, kui ma tahtsin olla. Ma hakkan oma elu äkki hindama rahulolu skaala järgi. Tuleb välja, et ma ei ole äkki rahul sellega, mis ma olin. Ja tihtipeale on see, tehakse ruttu selle eelmise eluga lõpp. Alustaks nullist, aga analüüsimata, mis seal siis valesti läks. Ja siis tavaliselt tehaksegi sama asi uuesti. Sealt vanemast peast on ju. Ja lihtsam on see, et vahetad eelmise naise välja, võtad uue kiirema mudeli või noorema uue. Aga noh, ütleme nii näiteks on ju. Kuigi praegu on moolised nooremad mehed just annake, sa ei tea aga selleks, see on 40, siis 50, kui inimene jõuab 50. aastas, see on seotud keskusega. Vaat selle hetkel peaks olema inimene kõige täiuslikum. Ta tunneb oma keha, ta teab, mis ta tahab, no mina olen nüüd selle lõpp,
on ju, ma saan kohe 60, et tegelikult on see, et nüüd ma oleks nagu aru saama, kes ma tegelikult tahan olla, et tunda sellest ka nautida, edasi minna. Kui inimene jõuab 60. aastasse, kui Janna on jõudnud, on ju, selle kuus on siis Feng Shui järgi abistajate ehk rändamise tsoon, see on see aga ka õpetajad, et mul on midagi anda tagasi, mul on juba anda teistele, et sa ei peagi õpetama, aga sa oled sina ise ja sind järgitakse. See on nagu reisi rändamise mõte. Kui inimene jõuab 70. eluaastas, see on siis tuleviku ehk laste tsoon, siis on õigus muutuda natukeseks tagasi lapseks ja lõbusaks. Seda küll, aga siin on ka nagu see sõnum tulevikku, eks ole, see on nagu see minu pärand, mis minust jääb, eks ole, see on nagu ka see. Ja siis, kui inimene 80. aastas vastab tsoonile teadmist ehk sisemine tarkus, siis inimene ongi see, et ta on tõeliselt tarkusi ja asju täis. Nüüd, kui mina kunagi hakkasin kirjutama esimest raamatut, Feng Shui raamatut ja mu vanema käest küsisin, et kuule vanema, kas Eestis ka oli mingi tuulevee, et mis räägitakse, sa mäletad? Ta rääkis mul sellised teooriad. Mul oli suu lahti, vanema, eks sa mulle varem ei rääkinud. Aga sa ei küsinud ju. Ja panin kõik selle esimesse raamatusse kirja, mis vanema rääkis. See oli 80. tarkus. Nad ei annagi välja, aga tuleb minna küsima. Me saatsime oma vanema poja veel vanema kiusama, et kirjuta kõik lood üles, mis vanem jaksab sulle rääkida. Aga kui inimene 90. aastasse, siis number 9 tsoon on mina olen keegi. Ma olen juba see. Aga ka teadlikkus, kes ma siis olen. Ja see ongi see, et tee järgi. Ole siis see 90-ndalt. See on suur asja olla 90-ndalt. Väga suur. Aga tegelikult see on põnev, et meil, ja see mõjutab meid. Ma alati norin, kui keegi saab mingi vanusesse, näiteks mina sain 59 eelmine aasta, ei saa nüüd. Saan 50, vanem olen, saan 59. 39. Ja siis on see, et ma olen praegu jõudnud see, et nüüd ma see aasta pean läbima selle mõttetunde, et kuhu ma olen jõudnud mina isena. Kas ma naudin seda, kes ma olen? Ja ma otsin nagu see läbi aasta sellele nagu vastust. Et isegi see vanus annab teada, mis on minu selle aasta nagu mingi väike sisemise ringi ülesanne. Väga tore, ma alati soovin ju õnne inimestele, et kuule, et sul on nüüd see tore aasta, et tegele sellega. Aga sul ei peha alguse number uuesti. Aga kas teil on mingit lugu ka rääkida, kus inimene käis näiteks teie vastuvõtul või reisil, te korraldate reise ka, ja tänu Feng Shuile on ta elu nagu tohutult muutunud või mingi selline äge lugu? Tuleb meelde, järgmine nädal on ju, me lähme jälle selle sisustusmessile rääkima. Me oleme aastaid käinud seal. Super. Ja siis meil on selline võimalus, et inimesed saavad tulla. See on mitmel päeval, mis päeval te olete? Me oleme pühapäeval, tere päeva nõustame. Siis ma tulen ka pühapäeval. Meie tuleme ka, meil on kutsed. Ja siis seal on teada inimesed, me olime osadel aastatel ka mitu päeva, eks ole, et on selline võimalus saada tasuta nõustamist. Ja siis üks hommik läheme ja üks proua on seal väga ärevil juba, ta on varem kohal juba ja seal, ma ütlesin, tulge edasi ja siis ta ütleb, et kas te mäletate, et te käisite meie juures aastal 2004 Haapsalus, eks ole, ja aus vastus on, te ei mäleta, eks ole, aga ütles, et see kõik muutis minu elu, et teie tegite, ma ütlesin, ei, ma seda enda peale küll ei võta, et te ise hakkasite selle järgi toimetama. Ja tõesti elu oli muutunud, aga miks ta nüüd uuesti kohal oli? Elu oli nii palju muutunud, et nad olid juba ise joonistanud valmis järgmise koduplaanid või see kogu krunt ja kodu, eks ole. Ja nad tahtsid lihtsalt kinnitust saada nüüd, et eks ole, et meie käest, et kõik on hästi ja ma sain õnneks kinnitada. Aga see oli nii armsalt, oli jah, et te muutsite me elu, ma ütlesin, ei, seda vastutust ma enda peale ei võta, eks ole, aga et eks te ikkagi ise hakkasite. Ja neid on palju neid lugusid. Tegelikult on väga toredad suhted need, kus inimene eestlane ei anna tagasisidet, teate jah. Ta vastab tagasiside niimoodi, et umbes nii, et minu sõbrannaga juhtus see, ma tahan ka. See on üks variant, on ju. Aga tegelikult on mul inimesi, kes on niimoodi teadlikult loonud neile partnerit oma ellu. Ja siis me oleme ka teinud läbi 8 paagotsooni, on neile ülesannet teha ja enamus inimesed ei viitsi, et algust teevad, siis nad läsivad ära, ei viitsi olla, ei süvene. Tähendab, pole väga vaja, ma arvan nii. Sest olgeme ausad, me teame ikka, mida me tahame saada. Aga siis paar tükki, kes on nüüd võtnud ka täiesti teinud, nagu ma olen öelnud, selle harjutuse läbi, pärast on täpselt sellise mehega enda elu leidnud. Ise on ka nii ehmatunud sellest olnud, et on võimalik endale ja nagu meil nüüd viimane reis tuli üks reisikaaslane, väidab ka, et meie käest ostud mingi asja, mida me mingi asja ja ütleb, et meie õpetasime, pane see soov või eesmärk taha ja mõtle, et kui sa seda teed, uskumatu asjad lähevad täide, nemad kutsuvad perega seda pilti või maali kutsuvad juba mingiks nagu soovide järveks. Nad omavahel jagavad, aga see on see, et nemad on pannud sinna oma jõu taha, saate aru, mitte mina. Oma sisemise usu ja tugevuseks. Ja see hakkab tööle. Ja teine asi on see reisilt ju, me esimene Hiina reis, mäletad Anna, kui see inimene, kes tuli esimest korda reisil ja polnud midagi Hiinast teadnud,
sai sealt idee. Nüüd on Eestis lausa Hiina massaaži. Pailani tegi selle massaaži salongi tegi lausa, tõi Hiinas Eestisse. 2009 käis meiega Hiinas, esimest korda puutus Hiina massaažiga kokku, sai sellest nii inspireeritud, hakkas siis, tegi siin salongi, hakkas Hiina massööre tooma siia ja mina tänagi käisin oma hiinlasest massööri juures songi juures täna. Et on küll, aga just see, et eestlane ei anna tagasi, et ainult selle kaudu, ma tahan ka nii nagu naabril on või nagu mul üks ütleb, et te tegite meie kodu, et me tahame ettevõtted ka, ma ei mäleta ka, kuigi mina veel panen teenerale märkmeid alati aegalt ja vaatan pärast järgi oma sellest andmebaasist, et mis on olnud. Ja, aga paraku on niimoodi, et sellega peab arvestama, et nagu Siret seda ka ütles, see on üks suur takistus on see, et inimesed kardavad muutusi, see on nagu kohtumine tundmatuga ja kuni sa selle hirmuga ei tegele, siis ei muutu midagi. Kui sa teed kõiki asju, nagu sa oled kogu aeg teinud, siis miks sa ootad teistsugust tulemust, eks ole? Siis need tulemused on sama. Selleks, et tuleks muutus, sa pead oma hirmudest üle saama, tegelema nendega ja siis toimuvad muutused. Aga kuidas selle esimene samm oleks, kuidas selle hirmuga tegeleda? Ei, hirmuga, väga lihtne see, tuleb ka järgi peale mõne kurvaloo ära inimene ja kõik värgid ja mõtlen, väga lihtne esimene märjutus on see, lähed täna õhtu koju teist teed kaudu. Näiteks. Võõras koht, võõras tee, ütles, et pärast ma helistas, et see on hirmus olnud, mis hirmus on, ma käin kogu jala ju. Aga see oli mingi park oli vahepeal, ma ei teadnud, et see park on nii pimedal ajal ja et tegelikult, et isegi see, et kui muudad sellist väikest teekond, hakkad asju nägema teistmoodi, me käime nii rada mööda, nagu mina ütlen, vau, see on meil märka, või seegi, et kui ma astun kodusse sisse, kuhu läheb pilk, sinna läheb ka informatsioon, me ei näe enam oma kodu. Siis ma ütlen inimesed teadlikult, et nüüd leppige sõbrannale kokku, et nad ütlevad teile ausalt, kui nad teie kodusse astuvad, et mida nad näevad, sinna läheb ka energia tähelepanu. Et seda peab õppima nagu juhtima, me nagu oleme mugavad. Ja siin on, tuleb meelde üks selline, käisin naisterahvast nõustamas, üks naisterahvas, ta oli iseseisvalt lugenud Feng Shui raamatuid ja leidnud üles suhetetsooni, selle maast laeni ladunud, mandarini parte ja südameid täis ja esimene asi, mis me tegime, me koristasime selle nurga ära selleks, et siin ei ole rõhk mitte kvantiteedile, vaid kvaliteedile, et kas või väike, aga üks, aga minu pandud. Aga minu küsimus peale koristamist oli, et aga miks sa seda tegid? Mis mõttes, miks? Meest tahaks. Ma ütlesin, aga paluks täpsemalt. Mis mõttes täpsemalt? Mul hakkas juba nalja tegema, ütlesin, okei, ma aitan sind, et lähme koos välja, toome esimese mehe tunnustega kodaniku koju ära. Ega ma nii ei mõelnud. Aga sa palun räägi, kuidas sa mõtlesid. Vaata, naised unistavad, et tuleks prints valge lobusel. Aga teevad pool rehkendust, eks ole. Ja siis imestad, miks see vend eesliga tuli, eks ole. Mis see siin teeb, on ju? Jaa, aga sa pead panustama. Sa pead asjadesse panustama. Ja siis edasi selle lugu läks veel, siis selgus, et kõigile lisaks töötab naiste kollektiivis see naiste rahvas. Kuidas su päev välja näeb? Hommikul lähen tööle, õhtu tulen koju, kuskil mujal ei käi. Nalja teed, kus peaks üldse keegi, isegi see eesliga vend tulema. Nii, et ole viskan nalja, et ole vähemalt nutikest, lõhu nallikas ära, et siis sul on põhjust sandtehnik kutsuda, et eeldame, äkki see on mees, eks. No, nali naljaks, aga sa pead ise panustama. Sa ei saa olla sellisel äraootaval seisukohal, et ma panin mingi asja kuhugi. Seal raamatus öeldi nii, panin sinna võt need mandarini pardid ja siis ootan. Kuni hakkab juhtuma. Ei hakka. Tegelikult on ka see, mida ma olen teinud nüüd, seda ma teinud juba ammu ilma, mõne kliendiga peabki olema väga konkreetne järsk, et midagi ei juhtu, nutab, sul minu juures käib tunnis nutab ja helistab nutab jälle ja ma lähen ta koju ja vaatan korra kodu, nagu mõtlen, lähen vaatan üle. Väga lihtne asi, kui tahad elus muutust, siis tee asjad kodus korda. Ära hakka kohe mingit uut mööblit ostma või ma ei tea, remonti tegema. Lased kolmurull olla, kui liigub on veel hea Feng Shui, täst ära ei kitti. Aga maa pind on asju täis. Kui ma ju komistan otsa, ma tunnen kohe, et see energia liigub vabalt. Me on takistatud naine, kandne kotiga peab iga poolt vabalt ligi pääsema ja energia peab vabalt liikuma. Ma olen võtnud inimestele see musta kilekoti ja hakanud asju viskama ära. Me teeme, firma teeme see prügist vabaks OÜ pakume teenust. Pange asjad paki, koristage ära, pange süsteemi. Feng Shui ütleb, et garderob paha on või sahver paha või panipaik paha on. See asi nii segadne praegu, et ma ei tea, kui pilt jääb kinni. Ma tooks näite sellisega, see on kõigil
tasanditel, see on see sama, üks päev vaatan, mul on mailboxis on 30 000 meili. Ma ei ole neid kunagi tagasi vaadanud, ma olen unustanud puhastada, eks ole. See tuleb puhtaks teha, selleks, et see on nagu, tead see on nagu ammu laskunud langevarjur, kes ei viitsi langevarju seljast ära võtta ja siis see lohiseb tal järel ja jääb seal kivide ja põõsaste külgi kinni, eks ole. See on nagu see elu, mis aga mina ka puhastan. Ja siis sama kodus, eks ole, me oma arust tarbime ka nii vähe, ikka sa avastad, et kõik kapid on täis ja kõik ja siis me teeme sellised puhastuspäevi ka ise ja tead, kui see energiat hakkab hoopis teistmoodi liikuma, elu muutub. No? Lihtne asi, kõik asjad, mis jäävad nabast alla poole. Kapid, kujutage ette, kapid, kõik nurgad, mida me ei käi üldse eriti, on nüüd väga tähtsad. Kui selle ära koristate, ära sätite, siis te mõjutate tugevalt oma alateadvust puhastate. Kui kõik sellest teist ülespoole, nabast ülespoole jääb, kui selle ette korda ülemsed kapid, mõnele on ka vaata see veel unkalune, nagu öeldakse ka see pööning. Kui selle korda teeb ka, siis ta mõtted lähevad selgeks, ta saab informatsiooni kätte, mis tuleb ülevalt. Ja seda on väga palju mulle rääkinud, et vau, mis pärast on tekkinud ideed ja vau, et sa tegid mida, mina ei teinud midagi, sina koristasid. Aga meil on vaja lasta nagu energial liikuma jälle, eks ole, selleks, et me ei pane tähelegi, kuidas need kihid tekivad, eks ole, ja see kitib kinni, eks. See on väga huvitav. Me müüsime maha küll, aga meil oli koristusfirma ja siis samamoodi sa lähed koju ja inimese kodu on ikka väga must, see on ikka mustade must. Ja tolmurullid igal pool, loom on ka olnud. Ja sa lähed sinna, aga sa tunned, et seal on väga raske olla. Kinni jääb kohe lausa. Ja kui see on ära koristatud, sa lähed nagu uude korterisse. Vaata, see oli puhas feng shui näide praegu. Plus üks asi veel, meil see sama ettevõte, me tegime koostööd maakleribürooga, kuna mul endal maakleri taust ka olnud all, siis me koristasime ühe selle maakleri korteri ära ja andsime talle võtmed tagasi, ta läks ise sinna korterisse oma siis ostuhuvilisega. Ja tal oli üliraske seda korterit müüa. Ja peale seda, kui ta ära näitas, ta ütles, ta sai mõne tunniga selle lukku. Et sest energeetika see korda, feng shui see korda. See toimus teadlikul alateadlikul viisil, puhtaks see plats. Ja see oligi praegu super hea näide, see ongi tegelikult, et mis ma tegema pean? Tegelikult alustame koristamist. See kolid rääna ära, mida perenaised teevad, ei tohi jälle öelda, et naiste töö on, eks ole. Aga koristab korterit, tegelikult ta tegeleb feng shuiga. Energiat hakkavad täiesti teistmoodi jälle liikuma. Miks me seda teeme? Alati ei peagi hullult must olema, eks ole. Aga me teeme seda. Me liigutame asju, vaatame, niimoodi sätime, me muudame, näiteks tuleb suvelahendu. Meil on hea, meil on 4 aasta aega. Igal aasta ajal on 4 erinevad, me muudame kodu ju. Mina eriti, kes ma sügiseti vaatan üle, värviks selle seina ära, teeks vahetaks tapeedi ära. Sest me kannata või vahetame pildid välja või vahetame padja värvid ära. Me oleme selles suhtes veidi äärmuslikud, et noorem poeg elas veel kodus ja ma ei tea, kus ta läks nädalavahetuseks ära. Aga meil on 3 päeva ära. Ta oli 3 päeva ära. Nii, aga meil on niimoodi, et hommiku kohvi ajal tekkis tunne, kuule, teeks midagi siin teistmoodi. Ja jäime kohvi lõpuni ja siis läksime ehituspoodi ja mis panime lausa uue tapeedi. Tapeedi värvisime seina, osad teist värvi, vahetasime pildid ära. Ja tuleb poeg tagasi, ütleb, kaua me ära oli. Täiesti teine korteriga. Või seegi, et noorel ei taha tuba teha, on ju. Puberteedias noormees oli ja aga ta elas oma venna toas ja see venna tuba, vend on teine energeetika, ma tean ju, tema olen astroloogilist kaarti tean, noorem poeg on hoopis teistsugune, aga ta oli vales energias ja ma talle räägin, ma ei tohi suruda, räägid õrnalt ükskord, ma olen ära õppinud, iga päev räägid hästi tuima näoga, kunagi jõuab kohale, 26 aastat näiteks on ju, aga see selleks ja räägid ja ta ikka ei muutu ja siis ma hakkasin, mina armastan käia, nüüd ma käin vähe, aga varem rohkem sisustuskauplustes ringi. Pildisin, saatsin pildid alla ja hakkasin talle teda mobiili peale pilte saatma tapeetidest, värvidest, lahendustest, siis ta helistab mulle. Lõpetas mu mobiili reostamine, teeme selle remondi ära. Ja siis me ostsime kõik koos, valisime tapeedi, värvid ja ütlesin talle niimoodi, sa oled suur poiss, ta oli vist gümnaasiumi eelmine klass viis. Võta sõpradega tee remont ära. Nad tegid ise oma toas, osa võeti mustaks, osa võeti valgeks, pandi nii kõik tapeedid seina. Ainuke asi pärast vaatasin, ma vist aastad hiljem võtsin veel, vaata pannakse need maalerteibid ju, need pärast hiljem ei viitsid ära võtta, ma käisin neid ära korjamas on ju. Ma tehti enda nägu tuba, mis hakkas tema eesmärki ja soove täitma. Miks väike, mul on põhiprobleem, helistab mulle ema, palun aidake mind, tehke feng shuid, mu laps magab meie vahel ja läheb kooli nüüd ja mis ma nüüd tegema pean, mõtlesin, kus tal mees magab, elutoas selge, suhe on valörris on ju, sest laps võttis rolli enda kätte ja mängib bossi kodus on ju. Nii okei. Ja mina ütlen, see ei ole mingi feng shui viga, see on vanemate enda tegemata töö.
kui laps magab, sest meie endaga kaksikud ju kodus kiusid vanemaid, tulid meie juurde ja meie ütlesime, papa, mamma magavad siin koos, teie magate seal toas. Nad isegi tuppa ei tulnud öösiti. Kas ikka veel öömasin? Ja okei, millal hommik on? Varsti, okei. Et see on vanemate tegelikult roll ju ja kuidas saate ka lapsi see oma tuppa, et ei lähe üldse oma tuppa, et me ei jaksa enam, ei jaksa. See on väga lihtne nipp. Isegi see aitab, meil on noorim klient on mul 2-aastane olnud, aga need 10-aastane eriti head. Ütle lapsele, teeme nüüd sinu toa nii nagu sina tahad. Mitte nagu emmerust on õige, nagu sina tahad, vaatame koos neid värve, käime koos poodides, laps on nii õhinal, väriseb nurgas, muidugi on ikka siin kallis, siis ema oskab suunata, et oleks odavam on ju. Ja kui laps on ise oma toa autor, kuulge. Siis ta tahab siis seal olla. Kõik ideaalne, ta tahab end seal ollagi. Täpselt. Nii lihtne see ongi. Lihtne Feng Shui, väga lihtne. Kui äge. Aga kui te tõite enne välja ka selle näite, et töölaud ei tohi olla akna all. Aga mis on veel sellised asjad, mis nagu näiteks võib-olla isegi magamistoas, mis peaks olema oluline? Ma räägin ühe väga lihtsa loo ära. Mida magamistoas tehakse, ma küsin teie käest. Magatakse, tööd tehakse. Tööd me sooviti teha magamistoas. Töö on yang, magamine on yin ehk väga sissepool tegevus. Nii et öösel magatakse. Kas sa magad silmad lahti, silmad kinni? Ikkagi silmad kinni. Nii, ma olen helistavad kliendid, tal on probleem, tegi maja, plaanida magamistoas 3 akent. Maast laeni veel. Maast laeni, ta ütleb nii, mida ma teen, mood ju, akvaarium. Ta ütleb nii, et mul on hirm ainult selle peale vaadates, et kas see on normaalne. Ja ma ütlen, ei ole normaalne, sest et vaata, ma tihti küsin, et inimene peab akna hästi palju, küsin miks. No sellepärast arhitekt soovitas, ma ütlen, mida ta soovitas, no vaata, tähti vaata töösel või, sa tahad magada. Ja iga ruum vajab akent, see on loogiline, aga magamistuba ei taha suuri aknapindu, sest magamistoas, kui mina ise mõtlen enda peale, kui palju te päevasel ajal viibite magamistoas? Üldiselt me ei käi seal. Peaaegu mitte. Mitte on nii. Et ongi kõik, et tõused püsti, tõmbad selle voodi üles ja lähed sinna. Juba neid on sellised teadmatused, sellised vead on, see on see sama, et kui arhitekt ütles, et vaade, siis ongi see sama küsimus, mida te magamistoas vaatate, eks? Unenägusid. Siis oli tehtud pikk, ühes Viimsi majal oli pikk aken, kitsas üleval. No terves pikkuses. Küsin, milleks on. Arhitekt ütles, et hea on vaadata, kes tuleb. Väravast tuleb, jah. See oli värava poole, kes teil tuleb kogu aeg, eks ole. Ja siis sul peab nii palju olema, jooksad ja kuued, vaatad muudki, et kes tuleb. Ja siis ma viskan veel nalja, ütlen, et aga kui teil on nii kõrgendatud vajadus turvatunde järele, tehke laske avad. Et kui keegi tuli, tõmbad tule peale hommikul, vaatad, kes tuli, eks ole. Nii on kogu aeg tema klientidega. Täiesti põhjendamatu. Teine on maast laeni need rõduuksed seal siis magamistoas. Milleks? Arhitekt ütles, et ilus vaade tõesti oli päevan aeg ja siis eemalt paistis, tead nagu Tallinna kilukarbi kaane peal on see Tallinna siluett, eks ole. See on hea ilmaga. Aga see oli hea ilmaga ja päeval, eks ole, siis täiesti põhjendamatu. See on sellisest teadmatus. Inimesed üldse ei maganud. Ja kutsusid, ütles, meil on mingi jama magamus. Ei ole jama. Magamine on väga yin tegevus. See on siuke rahulik, eks ole, nii. Aga see ruum oli yang. Selleks, et aknapinnad, energia kihutub tohutu kiirusega. Värvitud põrandad, seinad, eks ole. Läikivad põrandad, peegeldavad on ju. Et tegelikult ongi see, et magamistuba on yang ehk aktiivne, see on nagu tantsusaal, pallisaal. Ja sa ei saa yin tegevust magamist teha. Kurdavadki, nad hakkavad panema topeltkaardinad, algus on nii, et 2-kordne maja, maastlaani ja klaasid igale pool, et mul oli korter nii pime, ma tahan valgust, see oli 2005 aasta mäletan. No sellise must lagi on meie toal ja meie ajal ka. Okei, et ootame, sügisel kutsuti uuesti vaatama, olid 3 puldiga kaardinad. Ei no ribid, ilmastikukindlad ribid puldist juhitavad, ütlesid, ei saanud olla. Vaata tegelikult kasvuhoonest läheb tomat ka punaseks, eks ole, ja siis kui sa nüüd enda majast teed kasvuhoone, mööbel pleegib, sisekujundus kaob ära selles intensiivses valguses, eks ole. Sul on nagu ruumitemperatuuri väga raske hoida, eks ole, et kütab üle. Me oleme näinud just kui elutuba on veel aknad suured, saadad vaatad oma ilusasse hoovi, aga ilus ole mitte ainult puru, see on väga ebaovitav, on ju. Aga kui see oli ikka magamistoas on ikka nii, no mõne puhul on hästi kahju inimestest, on inimesi, ma olen näinud, kes ehitavad sees poolt akna kinni ise. Ütleb meesterahvas, et on arumist lahti, äkki taipas, et oli pandud taha siia küljele ka veel aknad, oli 4 aket magamistoas, siis ta eks aru, et kui ta need kinni ehitas, tegi sinna riiulid sisse valgustusega akna nende aukudesse, ütles, et efektne oli.
aga hea oli magada, äkki kui tekkis turvaline pesa. Ehk see kalju on see, et võt see reegel, su pea taga ei tohi olla avaus. Tähendab, see peab olema sein, kus ei ole ühtegi avaus, see on see kaljus, mis minu turvatunnet, eks ole, tagab, minu kukal on turvaline. Aga tihtipeale sätitakse sinna mingid aknaid sellesse seina, milleks? See maja välise fassaadi huvitis, et no maja harmoonia, vaadake need osad vanad majad, päris vanad majad, mitte nüüd siin selle eelmise või eelvanemad majad, on hästi palju peiteaknaid. Et maja fassaad oleks harmooniline, aga see on selleks, et seest pole vaja nii palju aknaid ruumid ja tarvis. Ja meil on ka päris mitu klienti on, enne kui meie oleme sinna kohale jõud, on juba osa aknaid kinni pannud. Ta jätnud peita aknaga, ütleb nii, et ei saanud elada ruumis. Et mis sa teed? Tantsusaal oli. Ja mis on veel tegelikult, mida me näinud oleme, et inimesed elavad aastaid väga väikestes oludes, ehitavad oma unistuste kodu, panevad kogu energia sinna, väga ühtne perekond, ühtne paar ja siis tahetakse kõik asjad teha nagu maksimaalselt suured. Näiteks minnakse 6 kuuga lahku. Sest kui magamistuba on nii jang, ta jääb inimesed laiali. Kõik ruumid üldse. No, näiteks 400 ruudust maja ei ole ikkagi 4-liikmelisele perele vaja. Kui tal on iga toeks olemas see nagu teema ja ruumistuba ja see tuba ja see on nagu tihtipeale kiirustades tehtud. Sa ei kasva nagu ise järgi. See kvantiteet nii oluliselt muutus, eks ole. Ja paraku, algus me lugesime, need olid nagu sellised tõlkeraamatute näited Hiinast, Jaapanist, aga nüüd me hakkasime oma klientide peal nägema. Ikka on vaja järgne, veel suurem kodu. Tore paar oli, nüüd on lahus. Ei jõudnud kasvada vahepeal. Ja tegelikult see ei ole mitte ainult kodu, see on näiteks, miks väga paljud ettevõtted lähevad suurtesse ruumidesse lähevad pankrotti. Statistika ütleb, et esimesel 5 aastal 95% alustanud firmadest läheb ingusele. Ei osanud, ei olnud raha, nii edasi, aga seal on tihtipeale ka see põhjus, et liiga pikad sammud võeti, liiga suureks taheti kohe minna, võeti liiga suured kohustused, eks ole, liiga suured kulud. Kuidas siin ka nagu rahulikku tempot? Jälle see tasakaal, aga samas jällegi vaata, kui see neid piire ei tõsta või neid samme ei tõsta, see millises tempos? Sest tuleb ikkagi võtta vahepeal, ütle lapski, lapsel jalg kasvab, on ju nii? Sa ei osa talle kohe 39 kingat, kunagi on 39, ikka vahepeal on ka väiksem number. Lehte sinna ninna, No meil on nii palju ilmastanud ilusalonge, kauplusi, kes on et nii hea koht, et siin läheb nii hästi, ma võtan kohe 3-4 korda suuremad ruumid ja nad lähevad sama kiiresti kauad ära. Ja kuidas nagu siin ka nagu see... Ja kui ma püüad öelda... Tegelikult see vaikne kasvamine on palju suurem väärtus, pikaajaline kui see kiire lennuga suur mastaap ja puruneb kõik. Vaadake Eesti metsa. Meie Eesti mees, me oleme põhjas, me siiski kasvame kaua, oota, millal see puu kasvab, aga puit on tihe, on hästi mõnus, on ju, tee sellest mööblit, annab kütteväärtust. Lõunamaga saab puud nagu nii kiiresti, aga väärtust ei ole taga. Ja tegelikult see firma areng peaks olema, vaata, kõik on ju sinusoid, nii nagu öö ja päev vahelduvad, yin ja yang, eks ole, nii aastaajad vahelduvad. Tegelikult ka firma arengus ei saa olla ainult tõus. Meil täpselt samamoodi 23 aastat me oleme toimetanud, vahepeal sa jälle koondad vägesid, siis sa veidi kasvad, siis sa jälle vaatad üle, millega jätkata, nii kõik ju muutub. Meil nagu piltlikult öeldes ju otseseid konkurente ei ole, aga see ei tähenda seda, et me 23 aastat saame teha asju ühtemoodi. Me peame kogu aeg jälgima, mis turul toimub, kuidas turg muutub, millised on inimeste vajadused. Siis tulevad veel sellised ettenägematud asjaolud nagu mingi majanduskriis ja COVID ja ma ei tea, mingid asjad, eks. Siis sa pead ka sellega suutma hakkama saada, kohandada. Mitte, et nüüd on kõik läbi. Ei, igalt poolt on tee edasi. Sa lihtsalt pead, vaata, tark inimene on see, kes kohandub, eks ole. Nii et et meie see esimene õpetaja Lembit, tema ütles, et karta ei tasu midagi, aga kõigeks tasub valmis olla. Ja siis ei saa keegi ega miski sind ebameeldivalt üllatada. Igalt poolt on tee edasi. Aga sa pead olema valmis muutusteks siis. Kas ma ei taha mõnikord muutuda. Mu raske ja valus see mul on. Aga ta on nii jube eesrindlik, et see ei saa häiri. Siis ma lükkan ta aegad sinna ette, et see tank oleks nagu ees, et ma saaks taga oma asju keerutada ja teha ja olla omas mullis. Aga nagu ma aru saan, siis ma pean ka ikka tulema sealt välja ja olema. Nagu seda kasvataja tehnoloogiagi on ju. Kogu aeg on siukene mööl, sa pead kogu aeg kasvama, arenema, muutuma. Ei, aga vaata, sellega on ju niimoodi, et hästi mõtet on öeldud, see AI on selline. Ei, AI on tulnud selleks, et jääda. Nii, see ei pruugi meile meeldida. Aga nüüd on sinu valik. Kas sa lähed kaasa või jääd maha. Ja vaata seda asja pigem niimoodi, et kuidas see sulle võiks kasulik olla. Kuidas see enda kasuks tööle panna. No näiteks lihtne näide.
ma esimest korda reisil tundsin, et jube hea asi on ChatGPT. Selleks, et gruppi 20+ inimest esitab vahet pidamata küsimus. Mis see on? Milleks see on? Miks see nii tehti? Kust mina tean? Kohalik giid ei tea ka, eks ole, me ei ole ju mingid entsüklopeediad, eks ole. Aga oota. Tegime pildi. See on see, mis puu pildistad. ChatGPT loen ette, nii, kõik rahule, eks ole, nii. Pane see enda kasuks tööle. Või näiteks selline asi, meil on käigu pealt vaja, me oleme veel seal Laoses, meil on vaja Vietnami viisasid teha käigu pealt. Ja siis tuleb mulle meili peale seal, et ei, vaata, see pass ei sobi või see pilt ei sobi. Mis ma teen? Me oleme just kuskil Tonnesapis, vaatame, kuidas krokodille kasvatatakse. Nii, viskasin ChatGPT-sse, tee korralik passipilt, tee pass. Kõik korras saadad tagasi olemas. Fantastiline. Milline ajavõit, eks ole. Vanasti oleks olnud niimoodi, et me oleks alles õhtul hotellis märganud ja siis ei tea ka, kuidas seda ringi teha. Eks, kuidas nüüd olukord lahendab. Joonistad üle. Nii et võtaks neid asju niiviisi, et asjad ei ole head ega halvad, vaid kuidas mina neid kasutan, kuidas need enda kasuks tööle panna? Ma mõnda asja otsin, küsin, minul on oma enda stiili olemus, loen läbi, mõtlen väga hea mõte, aga kirjutan ise lahti. Ma ei saa ikkagi endast nagu üle. Aga saab jälle idee, ma oma raamatu puhulgi kirjutan, aga ma jään ju korda teatud sõnalaused ja väljendid ja mind hakkas see nii häirima, et mis ma ei suuda muid väljendeid leida. Võtsin selle väikse jupi, panin sisse, kirjutan teistmoodi. Ja tead, seal olid nii head sõnaväljendid või laused. Pärast sain nii palju asju kui juurde muuta oma tekste, mitmes kohas muusin tekstid ära, et sain jälle nagu oma paisulalt nagu valla. Või näiteks selline asi, et vanasti läks tunde aega selleks, et me see aasta läheme Jaapanisse, järgmine aasta läheme Taiwanile grupiga. Aga Taiwanil pole kunagi käinud. No, sain mingi firma, sain ka kava, ja siis viskasin selle ChatGPT-sse ja tuli ilusti piltide ja seletustega. Tahad, ma trükkin sulle PDF-iga kohe välja. Enne läks ju tunde ja päevi läks aega, kui me seda käsitsi tegime, eks ole. Müstika. Et kõigis asjades me peaks vaatama, kuidas enda kasuks tööle panna. See ongi Feng Shui eripära, kui me räägime üldse nendest ei tohi rääkida, aga filosoofia kolkondadest, Feng Shui on ka üks osa, Hiina meditsiini üks osa, siis väga paljud taism, eriti taism on väga vana, väga sarnane ka Taara usule või selle vana usule, aga tema leiab nii, et arenema koos inimestega ja koos ühiskonna ja meie tehnika arenguga. Aastal 2000 enne meiega polnud televiisorit, aga tänapäeval on televiisor kui Feng Shui üks osa abivahend ja annab V-elementi ja mõnikord võis aidata ka, kui õiges kohas asub. Nii et tegelikult, et ta võtab kogu aeg, et me ju muutame, ise muudame, toiduainet tulevad uued, kõik muutub, et see käib nagu see, et me ei tohi kinni jääda umbes nii, et usk ei tohi muuta, mingi nägemus milleski ei tohi muuta, me oleme pigevas arengus ja kasvus. Ehk tegelikult reegel on see, et reegleid ei ole. Ja näiteks see, et meie kaubamärk või isegi firma nimi, Eesti oma Feng Shui, eks, on see, et esimese raamatu pealkirjast tuli see. Siis see tegelikult peakski kõik ütlema, et kõigepealt on see, et me ei ole teinud copy-paste Hiina Feng Shuist, eks ole. Selleks meie hiinlasest õpetaja ütles, et sa ei tohi kunagi teha copy-paste. Mida teab Austraalia autor Eestist või Ameerika või Hiina? Ilma Kaardan ja muud ütles. Sa pead vaatama, mida saab rakendada siin. Sul jääb alati loomingu vabadus, eks ole. Nii, see oli see, et Eesti oma, eks ole. Nii. Aga lisaks on see, et me oleme jätnud ka endale vaba loomingu ja tõlgendamise võimaluse. Ütleme, on 9 suurt koolkonda maailmas sellist, mida aktsepteeritakse, Feng Shui koolkonda ja siis on 10 on Seedrit oma nali naljas, aga me oleme jätnud endale vabaduse, vabalt seda tõlgendada, interpreteerida. No me oleme nagu intuitiivne ehk vormi vanim, intuitiivne ehk vormi kolmand, see on sarnasem Eesti enda vanas tuuleve õpetusega. Aga siin on ikkagi väga palju meie enda nagu sest ma olen võtnud sealt juurde ja seal, kuna ma olen õppinud 3 koolkonda, siis ma olen nagu võtnud juurde. Ja siis see hiinlasest õpetaja ütleski, et copy-paste ei tohi teha, aga võta igalt poolt see, mis sulle sobib ja pane see enda kasuks. Tee enda nägu see. Pane see enda kasuks. Mega äge ja mulle meeldib see, et reeglid ei ole ja pane see enda kasuks tööle ja see on nagu väga äge. Kuna meil aeg pressib peale, siis me peame hakkama kokku võtma. Aga ma küsiks enne, kui me veel kokku võtame, mis on teie jaoks hingetee?
no see on täpselt see hingetee ongi see teadlikkus, see on see vaimne sünd, eks ole, ja kes ma olen, miks ma siin olen, kuhu ma lähen, eks ole, selleks, et mitte lihtsalt see, et 9-5 tööl käia ja siis jõuda pensionikka, eks ole, kui jõuad, vaid see on suurema tähendusega, et see on ikkagi see, et... Ja Anna, mulle meeldib see sinu lugu, mis sa alati räägid igale poole, et see on see lugu, aga see on see lugu, mis sa räägid alati, et me oleme juba mujal. Mulle meeldib mõelda, see sobib siia. See sobib siia väga hästi. Mul on selline nägemus. Et kuskil seal üleval, ma ei tea, kus iganes, kõik need hinged, vaimud kogunesid ümber laua ja laua peale pandi suur kaust nagu filmistsenaarium Elumaal. Ja nüüd kõik said sealt valida, lugeda, et mitte midagi juhuslikku, et seal oli muuseas kirjas, mäletad, et 16. aprillil me näeme siin. Ja siis me saame valida, me saame vaielda seal oma töölepingu ja kompensatsioonipaketi. Ja me oleme saanud oma tahtmise. Seda näitab see, et ma kirjutasin lepingule alla, olen siin. Sündin siia. Nüüd siin tekib selline amneesia moment, et siin me hakkame järsku aktiivselt lolli mängima, me ei mäleta seda, et me seal laua taga ju vaata, me lugesime seal, et 16. aprill me kohtume, eks nii. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks see amneesia peab olema? Ja siis mul tuli see tõdemus, et seda on vaja selleks, et jah, me valisime küll oma rolli ja kõik seal on ette antud, aga on 2 sellist mõistet, üks on see ettemääratus ja teine on vaba tahe. Ja kui ma nüüd mäletaks seda kõike, siis on ainult ettemääratus ja siis see ei ole okei. Aga see on improteater. Ja selleks on vaja väikest amneesiat. See on hingetee. Ja see on hingetee. Et me saaks nüüd läbi mängida, kogeda, et meil põnevus säiliks, eks ole, ja nii, et võt see on see pool, et see on see ettemääratuse vaba tahe. Ja võt seda me niimoodi siin realiseerime. See ongi see hingetee, mis sa läbid siis siin liikudes selle. Ja kui nii tuleb jälle uuesti, tuleb see järgmise filmi jaotus. Fantastiline paar olete, fantastilised inimesed ja mul on hullult hea meel näha inimesi, kui neil silm särab. Et vähe on neid inimesi, aga on, siin ka on ju meie tiim. Aga mis ma tahtsin veel öelda, see on fantastiline päev on üldse täna olnud ja teiega vestlus nii palju tarku asju, mida iga kuulaja saab ka siit kaasa võtta endale. Ja me kindlasti kutsuks teid saatesse veel, sest teil on jagada ja te räägite väga huvitavalt ja te olete ise selle nagu läbi mõtestanud, mida te edasi annate ja läbi nende näidete hästi nagu selgelt jõuavad asjad kohale. Et suur aitäh teile, et te üldse tulite saatesse. Ja mina pean ka ütlema tänusõnad. See hingetunne, mida siin istudes ma olen kogenud ja seal ees, kui me kohtusime, see tunne on väga suur ja sügav tunne. Teis on tohutu tarkus, teis on tohutu vägi, teid on meie rahval väga vaja. Aitäh, et olete olemas. Oi, aitäh sõnadest. Armastame teid ja täname teid. Aitäh kutsumast. Ja enne veel, kui me ära lõpetame, lisaks lihtsalt lõppu siia, on selline äge raamat, mis meie saame kingituseks, aga seda on kindlasti võimalik osta ka. Ma ei tea, kas te täna raamatupoes või teil kodu läheb? On raamatupoes ja ka meie e-poes eestiomafenksi.ee, et kõikil on. Ja ta on praegu juba parema hinnaga, selleks tiraas hakkab lõppema. Et minge vaadake kindlasti ja saate ägeda raamatu ja kui teil on huvi, siis kindlasti lugege. Aga aitäh teile ja näeme peagi.